Tervist, armas tennisesõber! Matšpalli podcast on jõudnud 54. saateni ning meie külaliseks oli seekord teenekas tennisetreener, Eesti tennise absoluutse legendi Evald Kree tütar Aita Põldmaa, kelle edukamad õpilased on olnud Maret Ani, Margit Rüütli ja loomulikult ka poeg Jaak. Pikas ja südamlikus ja emotsionaalses intervjuus rääkisime mõistagi eelkõige treeneritöö muredest ja rõõmudest ning põhimõtetest, noorte talentide avastamisest ja juhendamisest, pikemalt Maretist, Margitist ja Jaagust, aga ka Evald Kree spordimaailma asutamisest 98. aastal, tenniseperekonna igapäevaelust ning Kree väärtuste edasikandmisest tema nimelises tenniseklubis. Enne kui intervjuud kuulame, tuletan meelde, et Matšpalli podcasti on lisaks Delfi tasku keskkonnale võimalik kuulata ka SoundCloudis, Google Podcastis, Apple Podcastis, iTunesis, Spotify's ja ka teistes taskuhäälingu rakendustes. Kui näete nendes rakendustes nuppu subscribe või telli, siis vajutage kindlasti ka seda, et kohe esimesena teada saada, kui meil mõni uus episood jälle on ilmunud. Küsimusi, tähelepanekuid, soovitusi ja tagasisidet ootame meiliaadressil tennis@delfi.ee. Tutvustame tänaseid saates osalejaid. Kõigepealt minu nimi Gunnar Leheste, minu paremal käel kaassaatejuht Riho Kallus. Tere! Ja üle laua minu vastas istub tennisetreener Aita Põldmaa. Tere! Aita, kuidas tänapäeval tennisetrennide andmisega on? On olukord natukene normaliseerunud pärast neid piirangute leevendamist või on endiselt selline üleminekuperiood? No meie näiteks kolisime nüüd just esmaspäevast õue, siis on ta märksa lihtsam ka õues, võib rohkem inimesi olla ja lapsi rühmas. Aga terve selle eelmise kuu said harjutada, meil neid on ka päris palju, on meie nii-öelda koondise lapsed kõik, et treenerid said tööd teha osa, aga väikestega siis mingid tunnid Zoomis, mingid ühe kaupa õues vahest, kui ilm lubas. Et ega ta päris normaalne pole olnud praktiliselt 2 kuud ju märts-aprill. No sellistel viimastel päevadel nagu täna tenniseelu seisab, paraku? No, esmaspäeval oli selline halb ilm, ikka tegime oma trennid ära õues. Saab ju teha üldfüüsilist ka peale, et pol tullu algus õue minekuks, aga kuna võistlused on kõik maikuust juba tulemas, siis eile oli ideaalne ilm tegelikult treeniks. Päike paistis, südapäeval mängida ei olnud üldse paha, aga mis täna saab, treenerid Ain ja Ülle otsustavad, kas lähevad sisse või lükkavad mingi teise päeva peale laupäeval lubab ilusat ilma, see on meil nagu treeneri otsustab. Kui need Zoomi trennid pihta hakkasid, kui raske teil oli selle kõigega kohaneda? Ma usun, et varem ei olnud Zoomis trenni läbi viinud. Mina ausalt öeldes ise otseselt ei läinud, aga Zoomi esinema sinna, aga meie noortene Elena tegi küll ette harjutusi seal väikestele, just kõige pisematele, ütleme see algõpetuse rühmale küll. Et päris tore oli vaadata, kuidas ta ette tegi ja lapsed tegid kodudes kaasa, kui aega said lastevanemate tagasiside oli selline, et proovivad, aga kõike muidugi alati ei saa. Et siis jäi niisugune variant, et katsuge päeva jooksul ära teha, kes ei saanud õigel tunni ajal teha. Seda koroona aega on meil nüüd 1,5 aastat olnud. Kas seda on näha ka gruppide suuruselt ja laste trennis käimise pealt, et kõigile see ei ole hästi mõjunud, et on ka ärakukkujaid? Ütleme, meil on suht niisuguse sportliku suunitlusega hästi võistlusspordile orienteeritud ja mitte väga suure laste hulgaga klubi. Et meil nagu seda ärakukkumist, ma ei tunne praegu, kui ma eile vaatasin, siis need, kes võistlussportlased on kõik alles ja kes sinna pürgivad sinna võistlema saamisele. Aga siis väikeste seas oli ärakukkumist, ma arvan, see oli ajutine, sest kui me tegime õues, siis osad nagu pelgasid seda õues käimist natukene, ütlesid, et nad õuetrennides ei osale, et nüüd siis saab näha, kas nad tulevad tagasi või ei tule, mingisugune kukkumine natuke ikka on. Viimasel ajal Eesti tipptennises on ka käinud üle selline pommuudis, mis natukene ka teie klubi puudutab. Nimelt Anett Kontaveit vahetas treenerit ja võttis endale tagasi üle pika aja Eesti treeneri, ka teile väga hästi tuttava ja kolleegi Ain Suurtali. Kuidas teie seda uudist
vastu võtsite? Oli see üllatav, oli see oodatud, kuidas te sellele reageerisite? Noh, iseenesest on, kui Eestist võtta, siis ma arvan, et Anett tegi ikka väga õige valiku, et Aini võttis, sest nii mina kui Anetti ema Ülle kui Ain oleme selle klubi algusest saati töötanud ka koos ja Ain ju tunneb Anetti siis, kui ta oli päris väike ka veel. Ja natuke ka temaga tegeles, aga mitte palju sellel ajal. Et Ain on tugev treener muidugi ja saame omad asjad ka liikuma, juhul kui Ain on siin, siis ta saab ka paremate nende võistlejatega, kes veel tulevad natuke teha ja ma loodan vähemalt nii. No teile, ma kujutan ette, see uudis oli natukene varem teada kui kogu ülejäänud avalikkusele? No mitte väga palju varem, jah. Treener Üllega natuke juttu oli küll. Millist rolli teie olete Aneti karjääris mänginud? Ametlikult teie nime tema treenerite hulgas küll ei ole, aga ma kujutan ette, et kui ta teie klubis harjutas, siis nipet-näpet siit-sealt saite ikka juhendada? Otseselt ma ei võtaks seda juhendamist nagu oma peale. Rohkem võib-olla me rääkisime Anetti treener ikka algõpetuse ajal ja kui ta hakkas käima, oli ikka tema ema Ülle, see põhitreener. Küll me Üllega arutasime asju, kuidas Anett võiks seal teha või olla ja ma klubi poolt nagu proovisin muidugi luua sellised grupid ja alati Anett oli ükskõik, mis grupis ta võis osaleda, ta võis ka mängida mitmes grupis järjest, kui ta tahtis, sest ta oli väga tragi ja võistlusimulik. Ja Üllega sai isegi räägitud, kui me palju lapsi oleme teinud Üllega nagu mõlemad, et mingid päevad annab üks ja teinekord teine sellele grupile, siis Aneti puhul kuidagi ma mäletan, et ma ise ütlesin, et kuule, Anett on ikka nii kihvt kuju, et tead sa, et siin ei ole mõtet seda jagada, et pigem olgu ta siis hästi täpselt ühe silmapaari all. Aga kõrvalt tema kasvamist ikkagi ja, nägite? Muidugi, ja me töötasime väga palju, nii et 2 väljakut kõrvuti, ühel Ülle, teisel mina. Mis vanuses see juba oli siis? See on vanus kuskil 10 kuni 12 seal. Kas 13 siis, kui ta hakkas eraldi tegema juurde. Seni ta käis grupitundides. Ja 13-aastaselt juba Anett tuli Eesti meistriks naiste arvestuses. Ja siis ta tegi juba erad juurde, eks ju. Aga ennem seda oli need grupitunnid. Kas 10-aastasest Anett Kontaveitist on teil ka mingid mälupildid? On ikka, sest et Anett tahtis ikka ka mängida niimoodi punktide peale ja ta ikkagi hakkas väljaku peal silma. Tema nagu põles ja sädeles seal väljakul, kui ta oli. Oli väike, aga ta oli ka me suvelaagrites mõnes, kus kõik teised olid, siis ta oli võib-olla 8-9. Et selles mõttes, igavesti tragi ja südikas ja selline hakkamist täis ja oma mina oli olemas. Kas sellised mängijad, kes paistavad varakult silma, tõmbavad ka ülejäänud grupi taset ülespoole? No see oleneb, kuidas sa seda gruppi sätid. Et meil on kogu aeg olnud neid võistlusportlasi palju ja eriti on see tüdrukute pool meie klubis olnud. Et kui sa näed, et sul on ikkagi keegi on, kes on nüüd niisugune nagu väga võimekas või sa loodad, et sealt tuleb midagi, siis sa pigem sätid tema ümber selle grupi, eks ju, et tema saaks hästi kõike. Ja mingil määral oma oleku ja sellise temperamendiga ta võib küll kaasa tõmmata teisi. Kas see on selles mõttes keeruline ka treenerile hoida kõiki lapsi ühes grupis õnnelikuna ja nende lapsevanemaid ka, et mitte ühte väga teistest rohkem eelistada? Ma arvan, et lastega ei ole küll kunagi probleeme olnud ja üldiselt, mõned lapsevanemad võib-olla mul tulevad meelde, kui rühm hakkas korraga peale ja osa läks nagu kiiremini kui keegi teine, kes arvasid, et see on nagu sellest tingitud, et võib-olla tema lapsele ei jätkunud nii palju tähelepanu. Aga laste puhul ma ei mäleta küll, et kellelgi oleks mossitamist või ütlemist olnud, et äkki mina ei ole siin küllalt eesrinnas. Aga see on vist paratamatu kõikidel spordialadel. Ma mäletan enda jalgpallitrennis ka olid 2-3 kuju, kes lihtsalt arenesid teistes kiiremini ja viidi ka teise gruppi üle. No ja see ongi nii, et kui arenebki ja sa näed ja sa loodad, et ta on see õige ja ta võib veel väga kiiresti areneda, kiiremini kui see grupp, millest ta alustas, siis ongi mõistlik ta sinna järgmisesse üle viia, need võib ka olla natuke vanemas grupis, eks ju. Aga muidugi ei saa see siis olla niimoodi, et see üks, kes sealt tuleb, on siis A ja O, eks. Võib-olla jõuame tennisetrennide andmiseni ja selle Evald Kree spordimaailma klubini veel ringiga kindlasti tagasi, aga alustaks võib-olla teie elutee algusest ja kuidas teie spordi ja tennise juurde jõudsite. Te olete sündinud 1949. Vaevalt te lapsena päris ise tajusite, mis aasta see
Eesti ajaloo jaoks oli, see oli märtsiküüditamise aasta. Olete te mõelnud või et mis mälupildid selle ajaloo, selle Eesti ajaloo episoodiga isiklikult on olnud, et kui raske see teie perekonna jaoks oli? Mul küll sellest lapsepõlvest küll mingit niisugust mälestust sellest kohast ei ole ajaloo koha pealt. Ei mäleta, et oleks väga halvasti midagi olnud või super hästi või kõik oli tavaline ikka. Tavaline lapsepõlv? Ja. Aga mis tennisesse puutub, siis kuidas ma sinna jõudsin, muidugi isa oli tennisetreener, selge see, aga ma hakkasin tegelikult iluuisutamisega peale, sest minu esimene treener Vaike Padur iluuisutamises oli ka tennises täiesti arvestatav mängija, isaga üheaegselt ja siis, kuna see oli nii kodu kõrval, me elasime väljakutel 1 minut selles majas, mis on täpselt tenniseväljakute kõrval ja Jõuväli oli esimese 2 väljaku peal. Dünamo väljakutest räägime? Ja Kadrioru nüüd, ja. Ja siis oli nagu loogiline, ma mäletan, et ema ütles, et tervise mõttes, et see on nii hea ja lähedal, et värskes õhus peaks nagu tegema midagi ikka. Ja isa oli nagu nõus, et jah, hakkasingi iluisutamas käima, sest et tingimused ju talvel olid väiksed, meil oli ainult see 1 hall seal ja tennis nagu siis veel ei olnud mingi teema. Aga isal Evalkreel olid ju ka väga tugevad jääspordisidemed. Ja isa minu teada oli taga hokis Eesti meister lausa ja mängis Eesti koondises hokit. Ja hästi mitmekülgne. See oli tollel ajal üldse väga tavapärane, et suvel mängiti tennist ja talvel samadel väljakutel uisutati. Ja nii hakkaski minul ka, eks ma siis hakkasin suvel seal tennisallis käima vastu seina ja ridva otsas, nagu see meie ajal hakkas. Aga talved läksid ikka kindlalt iluisutamise peale, et see oli mul nagu põhiala ikka tükk aega ja kuni 13 aastani, ma arvan, isegi ma käisin veel üleliidulistel esivõistlustel ja 5 liidu vapaliigi Spartakiaadil Almatas ja niisugused tõsised jõuproovid ikka olid. Eesti meistriks tulin ka jäätantsus, siis oli üksiksõidus veel jäätants. Et selles mõttes see oli ikka täisspordi tegemine mul, jah. See oli siis, et kõik meestennisistid mängisid jäähokit ja naistennisistid tegelesid ilusutamisega? Ma ei mäletagi, kuidas nende meestennisistidega oli, aga palju oli küll tegelikult. Ei, seal oli osa iluisutajaidki oli, kes mängisid suvel tennist. Seal olid Ülo Sarapuu ja Rolf Pachel ja seal oli veel, kes olid nii tennisemängijad kui iluisutajad. No teie esimene suurem tiitel tuligi Eesti meistrivõistlustel üldse 1962 üksiksõidu iluisutamises? Ja, oligi. See oli esimeses järgus vist, ei olnud see kõrgem järk, aga jah. Nii et ajalehe esimesed pildid tulid ka mul uiskudega ja... Mäletate neid esimesi ajalehe artikleid? Oli see suur sündmus? Ma mäletan küll ühte, see ei olnud väga suur, niisugust suurt artiklit ei olnud, aga pilt oli täitsa kena niisugune, nagu iluisutajatel on niisugused volangidega seelikud ja näpud on õiges asendis ja pirueti peal võetud 1 jalg kõver ees ja sirutad. Ilus oli, jah. Hoidsite alles seda artiklit? Siiamaani? Artikli, seal oli väike allkiri lihtsalt, aga see pilt on alles, jah. Kas selline variant oli ka õhus, et keskendukski rohkem ilusutamisele ja püriks sellel alal tippu? Ma tean küll, et Vaike Paduri ja isa pidasid sellel teemal muidugi seal jutte küll ja küll. Aga sest et mul läks uisutamises ka päris hästi, siis me käisime veel liiduvõistlustel, pandi veel paarissõitu tegema seal. Harri Šeiniga tegin mina paarissõitu Kiievis. Ja aga eks ta ikka kiskus tennise peale sealt kodust. Tennis tuli teil alles, kui Eesti spordi biograafiline leksikon ei valeta, alles 10-aastaselt? Ma arvan, et ma käisin seal ka ennem natukene, aga jah, otseselt nagu treenima, kui nii võtta hakata. Ma arvan ka kuskil nii, jah. Kes teie juhendajad olid? No ikka isa käel, jah. Oli ka Talvi Märja vahest andis meile tunde ja sõitis meiega ka võistlustel vahel kaasa, aga põhiliselt ikka isa käel. Aga tennises see edu ei lasknud ka ennast kaua oodata. Kui te 59 alustasite treeningutega, siis 67 olite te juba noorte meister Nõukogude Liidus naise segapaaris. 65 hakkasite võitma Eesti meistrivõistluste medaleid erinevates mänguliikides. Kas te tajusite ise ka, et see areng on kuidagi hoogne? No ma arvan, et mind aitas esialgu sellel kiirel arengul see, et mul oli see iluisutamise põhi all, et seal on ikka see tasakaal nii tähtis ja jaksu ka ja need tõuked ja et see kindlasti aitas.
et mul tennises nii kiiresti läks. Et ma ise mäletan mingeid mänge lapsepõlves, kus ma ikka jaksasin ikka joosta ikka hirmsasti. Ja selline nagu sportlase hing oli mul juba välja kujunenud hästi ruttu. Kas mingeid spordialasid olite veel varem proovinud peale ilusutamise? No kooliest ma pidin kõike tegema, see on umbes nii nagu isalgi seal tuleb. Vähemalt 7 ala, isegi lauatennis käisin seal aja kooli võistkonnas mängimas, isal ei ole öelda. Miks? Sellepärast, et tol ajal oli selline arusaam, et lauatennis see nagu rikuks tennise tehnikat väga. Et see ranne liigub ja kõik on nii teist moodi, et seda ei ole öeldagi, ma mäletan. Isa sai teatada? No ikka pärast ütlesin. Aga tennise... No ja siis ma võin öelda, näiteks ma olin väike niisugune näpsuke kangesti, aga ma käisin koolis ka oda viskamas. Just nimelt oda, see oli nii naljakas, et mul andis kehalise treener andis koolis oda kätte, ütles, et meil siin kooli peal platsil pole ruumi visata, aga et võta see oda koju ja minge isaga kuskile sinna Kadrioru ja harjutage. Siis me niimoodi tegimegi mõned korrad. Ma mäletan, mingi koolinoorte võistlus oli, ja ma tulin 3. seal oma oda viskaga. Koolis käisite Tallinna 21. Jah. On teil kooliga side alles jäänud? Vilistlasena? Tükk aega me käisime koolides veel, ma mäletan, kui ma hakkasin treeneriks, siis me käisime õpilasi sealt valimas ja käisime tennist tutustamas palju. Ja käisin ka nüüd mingil 5 aastat tagasi kokkutulekul ja selles mõttes mingi side on ikka alles. Kas, kui tennisistidega, tavaliselt selliste noortennisistidega eriti intervjuusid olen teinud ja tehakse, siis küsitakse alati, et palju teil kodus tennisest räägitakse. Mõned ütlevad, et ei räägita üldse, sest vanemad ei ole nii suure tennise taustaga, mõned räägivad, et muust ei räägitagi. Kuidas teie peres oli? Kas muust ei räägitudki kui tennisest? Tegelikult kodus, minu enda peres sa mõtled. Jah. Minu enda peres me küll kodus nüüd nii väga sellest tennisest ei rääkinud, sest kogu see päev läks juba sealt tennise väljakutel ära ja seal sai nagu kõik jutud vahepeal ka räägitud ja tehtud ära, et nad kõik, ma seal nii lähedal elasin, siis ka mu väiksemad lapsed olid, seal oli liivakast ja jalgratas ja mina tööl olin, kõik olid nagu selle tennise sees juba päev läbi, sest vanasti oli ikka töö oli hommiku ja õhtu ja laupäev ja pühapäev ja nii ta läks. Palju isa enda mängijakarjäärist rääkis? Isa eriti ei rääkinud oma mängija karjääris. Kui küsisid, siis jah. Aga ega temal ei olnud ka aega rääkida millegist niukest. Tema muudku toimetas tenniselis. Ta toimetas päris mitmel rindel, et käis Soomes tunde andmas ja... Ta niimoodi eraldi ei käinud, kui ta oli Soomes treener mingi aeg, jah. Aga siis ta käis palju ka igasel konverentsidel ja nendel poosiumitel ja aruteludel ja palju ta ju sõitis ka liidukoondisega ringi väga palju. Et ta oli ikka väga palju ära ka. Teie mängijakarjäär üleminekul treeneri karjäärile, kuidas te seda aega mäletate? Kuidas mängijakarjäär lõppes? Kas oli kohe teada, et treeneriks tuleb hakata? Muud varianti ei ole? Või oli see kuidagi teistmoodi? Ma arvan, et niisugust mingit survet küll ei olnud üldse. Mulle tegelikult kogu aeg kangesti meeldis. Et kui ma sain vähegi asendada kedagi treenerit, isal oli vahest vaja, siis ma asendasin ja mulle hirmsasti meeldis. Et see tuli kuidagi väga loomulikult ja see, et ma pedasse läksin alguses, see oli ka nii, et siis me ise mängisime kõik veel, see läks nagu mängija karjääri ajal. Aga ja peale pedat, ja kui me laagris oli suvelaagrites ära käidud ja siis ta läks küll loomulikult täiesti, seda ei olnud keegi ette öelnud või mis oleks või mida iganes teha, aga... Oli see tollal tavaline, et mängijad, kes hakkavad võib-olla karjääri lõpetama, annavad selle kõrvad ka tunde? Tänapäeval see vist, ma näen, et väga tavaline ei ole. Ei, ega ei annudki. See oli, vahest kui keegi sõitis võistlema, näiteks Talvi Märja, ma mäletan, sõitis ära, tal olid õpilased, olid Stambergid tol ajal, keda ma siis nagu nädal aega selle grupiga tegin kuskil ülikooli ajal. Aga see ei olnud sugugi nii, et sa kellegi ka eraldi teed. Seda ei olnud. Kaugele teid ennast viis mängijakarjäär, ma mõtlen piiri taha, et millised on eredamad mälestused välisvõistlustest? Algus oli loomulikult Soome, sest keegi kuskile käinud, tennise omad ikkagi pääsesid. Et see oli küll niukene eriti uhke, pildistasime, ma mäletan Liidia ka siin ennast ja Leena Komarova oli siis, käisime, tegime ilusate autode, nagu tüdrukud ikka seal ilusate autode najal oma üksteisest pilte ja see oli nii hirmus põnev ja nii tore. Ja laevas automaadid ja ikka. Aga kui kerge või raske oli üldse välisvõistlustele saada?
Kas teie ka selle asja ajamisega kursis olite? Või see käis üle teie pea? Üle ikka, see aeti ikka. Isa oli põhiaja ja ma mäletan, sest temal olid Soomega sidemed, eks ju. Ja siis sealt kutsuti ja nii see käis ja maavõistlused käisid, et ega meil sellisel turniiridel ei käinud eraldi. Kõik need välissõidud minu ajal olid nagu koondistega, noortekoondisega käisime Bukarestis näiteks. Siis aga võistlesime, hea, turniirid oli Poolas, olid sellised, kus ma mängisime. Milline mängija te olite? Millised olid tugevused, nõrkused, millise stiiliga? Ma arvan, et ma olin hästi sitke, hästi võitluslik, hästi visa, üldse ei väsinud ära. Et ma mäletan, et algus, ega ma niisugune ründaja ei olnud, ära lööja ju mul ka jõudu niukast ilmselt kätes ei olnud. Aga minu idee oli ikka alati, et kui ma saan 3. setti, kui ma esimesel olin kaotanud, siis ma võidan. Sest et tavaliselt vastased kuidagi väsisid või nõrkesid enne ära kui mina. Ja tehnika poolest, ma arvan, mul oli täitsa korralik tehnika. Ka võrgus meeldis mulle käia. Paarismängu meeldis rohkem mängida kui üksikut. Aga üks selline trump, millega sai vastaseid alistatud? Ma arvan, et ju see ikka oli see vastase väsitamine, ise mitte väsida, et ega ma niisugune atleetlik mängija ei olnud. Ma tagasi ka päris ei ajada, kui häda käes oli, võisin ka ajada. Aga millised vastased olid võib-olla ebamugavad? Et kui tuli teatud tüüpi vastasega rinda pista, siis mille pealt võib-olla väiksed tagasilöögid? Eestis ma ei mäletagi noorteklassis, ma ikka oma vanuses olin. Olin ikka esimene. Ja mul on ainult omal selgelt meeles, et kui ma olen ise 49 sündinud, siis 47 sündinud tüdrukutega ma hakkasin jälle üsna varsti nagu vastu saama. Et siis seal oli need põhimängud ja niisugused võitlused käisid. Ja nad olid ikka alati öelda, et mis see aita seal, no jaksab ikka seal platsil olla, ma mäletan pärast, nad mind kirvusid niimoodi ikka. Üleliidulises mõttes, mina mängisin siis, kui mängis Olga Marosova, Krutškova, hiljem paljude treener, Muškina treener olnud. Et seal, nemad võib-olla olid ikkagi natukene pikemad ja tugevamad ja sellised, tulid ikka suruma. Nii et, kuna me olime Dünamos, me palju nendega kokku puutusime, sest olid Dünamo üleliidulised iga aasta. Ja siis seal, nad on minu aastakäik täpselt. Et seal ma tulin ikka 3. et nendest jõud üle ei käinud. Kui siin üleliidulistest juttu tuli, et Aita, kui sa tagasi vaatad nendele nii-öelda kuldsetele aastatele, kui Eesti ju võistkondlikult tuli liidu nii-öelda meistriks, et isa roll on seal kindlasti väga, väga oluline, aga mida siis tehti või kuidas see võimalik oli? See võistkonnas oli ju mitte ainult, see oli ju noored ja täiskasvanud mehed, naised, see ei olnud üks sportlane, see ei olnud üks Toomas Leius, seal oli ju mitmeid häid mängijaid. Kuidas see väike Eesti suutis seda? Jaa, oli küll nii. Minu meelest oli see Harkov, kus mina võistkonnas mängisin noorte eest. Seal oli 2 noort või 1 enam ei mäleta. Meil oli ka kuidagi see vaimsus ja selline, nagu see võistkond oli tõesti nagu võistkond. Ei olnud niimoodi, et Peeter mängib ja Ants mängib ja Tiiud mängivad ja Aita seal noorteklassis mängib. Et see oli kõik nagu selline tugev kooslus. Räägi peale, kuidas täpselt see võistkond koosnes siis kellest? Kuidas see oli? Juuniorid, 2? Noorteklass oli. Ja siis oli täiskans, ma arvan, mingid vahepealsed juuniori äkki ei olnud, aga suured võistkonnad olid. Ja suured võistkonnad olid ja, väga, jah? Ja, ma mäletan küll, et tookord oli Parmas, Leius, Juhvelt, Lamp ja veel olid keegi, äkki oli Murs või keegi. Ma arvan, 6 meest lausa võis olla. Mõlemad Tiiud olid, vist oli Inna Sanitski, seal veel Maria Kull ja noori, kas oli 2 või 1, vahest oli 2, vahest oli 1. Kas noored vaatasid alt üles ka vanematele? Kusjuures muidugi vaatasime, aga meid võeti nii omaks või minul on hästi eredalt meeles, et ma oleks nagu neil lapse eest seal olnud. Mul on väga soe tunne sellest. Teie oma mängud võitsite? Enamasti? Ja. Ja paari saite ka mängida? Ei, noortel siis paari ei olnud. Ei olnud. Olite te üldiselt parem üksikmängija või parem paarismängija? Kummal need karikaid rohkem tuli? Ma arvan, et paarismängus, sest et ma tulin ka koos Liidia Sinkevitšiga tüdrukute paarismängus Nõukogude Liidu meistriks ja koos Arvi Lassiga segapaarismängus meistriks. See oli ühel ja samal aastal, viimane noorteklassi aastla või eelviimane oli. Et see oli nagu sellel ajal päris kõva. Mul tundub, paarismäng sellel ajal üldse oli kuidagi rohkem au sees, vähemalt Eestis. Ja me mängisime hästi palju paarismängu. Meil ei olnud ühtegi võistlus, kus paarismängu ei oleks kavas. Et me harjutasime, alati ei olnud ruumi ei olnud talvesel perioodil ikka vähemalt 4, veel vahetustega.
tahtsin selle sitkuse juurde veel korra tagasi tulla, kas tolleaegne tennise üldfüüsise treening, kui palju ta tänapäevast erines? Meil ei olnud eraldi füüsilise treenerit kunagi sellel ajal, kui mina kasvasin. Küll käis isa ise kaasas meiega, tal oli pall kaasas, ma mäletan, et ja ka talvel mängisime jalkat. Käisime Kadriorus, hästi õudne oli see, tal Peetrimaja vastas seda mäge joosta. Mängi on praegu seal, ma alati vaatan. Mõned proovivad ratastega üles sõita, tuleb meelde, kuidas me ise sealt üles jooksime. See on siis... Ringrajal Kadriorus on seal see koht. Kumu kandis? Ja just. Okay, olen seal kelgutanud, jah. Ja, kõrvalt läheb trepp natuke edasi, läheb nagu otse. Et me jooksuga mindi siis sinna ja siis seal kuskil jalkat ja siis need mäkke tõusud alati millegi pärast, jah. Just mäkke tõusu meie ajal tehti palju. Seal on tänapäeval ju see silt, et ohtlik langus. Ja, mingid protsendid. Aga sellest on nii palju räägitud, et Aita, kui sa vaatad tagasi ja ise mainisid ka, et sai siin 7 spordialaga tegeletud ja kui sa täna ise lastega tegeled, kas jääb sellest mitmekülgsusest puudu või see üleüldine, see on kindlasti kõikidel see probleem, et lihtsalt muul ajal noored ei liigu ja ei toimeta nii palju. Kas te täna Evaldkree spordimaailmas teete ka muid spordialasid kõrvale tennisele nendele sportlastele või? Me oleme proovinud alguses. Praegu momendil ei tee niimoodi grupiga, aga küll meil on 2 last koos, 4 last koos praegu. Meil Anne-Mari Luik teeb osadega, kes võistlevad. Osadel on päris eratreener, keegi käib kuskil mingis muus grupist koos, neid me katsume suunata leida ja aidata leida neid kohti. Aga ütleme, et väga raske on nagu oma selle grupil ühte aega leida, sest käivad erinevates koolides, erinevad tegevused, kellegil on veel mingi huviring. Et küll me oleme teinud isegi võimlemist ja ujumist proovinud sättida ja joogat ja selle pika aja jooksul. Et ta mingil ajal hakkab käima, eks ju, ja siis ikka üks ei saa või koolist tuli järgi teha, et siis nagu treenerid pidada selle jaoks eraldi lihtsalt, ei ole võimalik. Aga olete ka seda meelt, et tänapäeva lapsed liiguvad oluliselt vähem, on rohkem seal ekraanid ees? Ma usun küll, ja. Ja teiseks ka vanemad ei lubagi lapsi juba väiksest peale oma, et õues olemist ju ei ole, ja. Et see tähendab, head logistikat, kui sa jõuad veel kuskil midagi teha ja käia, Te olete seda kõrvalt näinud, kuidas see üleminek hoovispordilt tänapäeva liikumisse on läinud. Kas neid märke oli õhus näha, et see nii läheb või see toimus kuidagi märkamatult? Mina kasvasin ise küll hästi palju hoovis üles siin Kadrioru kohe väljakute kõrval, ütleme, eks. Sest teisi võimalusi ei olnud? Ja. Kodus ei olnud ju midagi teha? Jah. Hästi palju oldi õues, hästi palju käidi läbi naabertänavaga, mis üle 3 tänava veel, eks, olid igasugu luurekad ja muidugi nagu õuesport oli nii tavaline, kellel oli pall kaasas, kellel mida iganes. Aga treenerina te olete näinud ju nii neid hoovilapsi kui ka nüüd tänapäevased, et just mind huvitab see, et kuidas see üleminek, kuidas selle lasti sündida, vaid kuidas ta nagu kõrvaltvaatajana tundus? Ja algus võib-olla tõesti esimesed, kui ma treeneriks hakkasin, siis nagu sellest puudust nagu nii väga ei tundnudki, ikkagi tulid nagu tragimad lapsed. Aga nüüd juhtub tõesti vahest, et tulevad ka lapsed, kes ei olegi midagi teinud, aga siis lihtsalt ongi, teed nendega natuke teistmoodi ja hõrnemalt alguses. Kas see on nüüd pöördamatu või saab sinna veel hoovisporti veel kuidagi tagasi minna? Ma hästi küll ei kujuta ette. Ja, sa oled ka lapsivanem. Jaa, ma arvan, et see on ikkagi paratamatu, sellest räägitakse nii palju, aga eks see ikkagi nutiajast üks hetk algas ja ma arvan, kui me isegi enda generatsiooni lapse peale meenutame, oli samamoodi, kõik olid õues ja kõik mängisid õues, üks hetk see lihtsalt paratamatult tänu nendele ekraanidele on muutunud see maailm. Et ega see midagi teha ei ole. Eks me oleme nagu sellega kompenseerinud, et meil otseselt ei ole treenerit võtnud, aga ütleme, nagu kevadisel ajal tavaliselt, kui me lähme õue, eks ju, siis me teeme oma treeningu ära, siis pool tundi vahest ette, vahest taha. Siis saab tehtud, treener vaatab. Ja ega koolis ka seda kehalise kasvatuse tunde nüüd üleliia palju ei ole. Ma mäletan, mu enda lapsel oli talveveerand, oli üks selline, kus ei olnudki kehalise kasvatuse tundi, terve veerand. Ja see oli täiesti uskumatu. Jah. Vanasti ei tulnud see kõne alla, kõik oli uisutamised ja suusatamised ja see on natuke naljakas, kui ma niimoodi kuulen, sest et uisutamist on võimalik ikka teha oleks. See kompenseeriti sellega, et neil oli üks pikk õue vahetund ja nimetasid seda siis liikumiseks, aga see ju oleneb, et kes mida vahetunnil teeb.
nojah. Oi jah, tänapäeval juba see, mida seal kehalises kasvatus teha lubatakse, on juba suur probleem, et ma mäletan, meil oli kehalises õpetaja oli karate musta vöö treener ja siis talvel -20 pandi meid paljajalu lume peal jooksma, sellised nii-öelda treeningud, tänapäeval tõenäoliselt oleks õpetajal probleemid kohe, et selliseid asju tehakse, aga tore oli, mina mäletan küll, et väga ägedad, et sellised asjad olid. Ja no kui ma olen lugenud siin, et siis mind natukene häirib võib-olla see, et seda võistlusmomenti, et ei tohi öelda, kes on esimene ja ei tohi öelda, kes on kolmas, eks ju, ja kes on viimane, okei, viimast ei pea ütlema, et sa oled viimane, olen nõus. Aga seda, kes on esimene ikka, või kes on ees otsas, kes ütleme, neid peaks ikka tunnustama ja kus me muidu seda võitluslikkust siis ja sellist, iseloomu ja kõike seda ja auahnust ja see kõik aitab igal alal edasi, et seda jääb võib-olla väheks selle tõttu. Ma olen kuulanud endiste jalgpalli- ja korvpallitreenerite podcaste, kus on siis räägitud, et laste kasvatamise ja motiveerimise ja õpetamise meetodid on ka väga palju muutunud, et paljusid asju, mida tollal tehti, ei tohigi just nagu enam teha. Kas tennises on ka seda tunda, et lastele peab kuidagi teistmoodi, kategooriliselt teistmoodi lähenema? Ma ei tea, meil on nii pika staažiga ja ma arvan, et muud treenerid on nii tugevad, et meil nagu sellega probleeme pole olnud, et kui ikka on vaja, ma olen alati seda meelt, kui on vaja kamandada, siis tuleb vahepeal ka kamandada neid, et ei saa nüüd olla lihtsalt, et lähme ja mängime lihtsalt, see võib alguses nii olla natuke ja mingil ajal vahel sekka jälle, aga ei saa kogu aeg olla, et lihtsalt teevad, mis tahavad või ütled, et olgu ainult lõbus ja olgu ainult tore ja ütleme, ma arvan, et lihtsalt treeneril on ikkagi väga suured võimalused seda last nagu kujundada ja aidata nii-öelda siis selle niisuguse õige spordi poole. Tuleme Evald Kree klubi asutamise juurde, see toimus 98, kui ma ei eksi, eks. Kuidas te seda asutamisaega meenutaksite? Ma olen lugenud, ega see väga libedasti ei läinud, et kaikaid oli ka kodarates. No see oli niimoodi, et tegelikult oli juba mitu aastat isa surmast ju oli juba ikka hulk aega möödas ja nagu mulle tundus, et see isa nimi hakkab nagu kaduma. Ja siis tuli mu tütar Ameerikast üliõpilane oli ta vist kas teisel kursusel siis või, tuli siia ja kui ma temaga rääkisin, siis ta ütles suvel, mis asja, muidugi teeme ära. Ja siis me sättisime selle niimoodi, et me vormistasime 11. juuni 98, kui sa oleks 90. 80. Et siis nii, aga ja tegelikult mul ei olnudki plaanis algus tõesti hakata nii-öelda nagu tennisetreenerina seal tegutsema. Sellepärast saigi see nimetus selline, et Evald Kree spordimaailm. Mul oli siis palju ideid, mis ma tahtsin teha. Üks oligi see, et kuidas seda tennisevärki seal kooliõpetajatega paremini nagu sättida ja kehaliskasvatuse õpetajaid, kuidas tõmmata. Tahtsin hakata Kadriorus seal nendele tegema niisugust korra nädalas või üle nädalagi tennist tutvustavaid tunde, et seal on, et nad siis seda nagu tennise hingamist ka kooli saaks edasi viia, eks. No siis tekkiski see, et tollal ise olin edasi treener olin tõenäos. Nad arvasid, et ma vist tahan midagi suuremat või plaanin või öeldi, jah, siis tõesti oli jutt, et me ei saa sul seda väikest saali üürida. Me taht seda üldse palju ja üldse mitte laste jaoks. Et sa hakkad siis meie konkurendiks. Siis ma jõudselt vihastasin ja solvusin ja läks siis 2 päeva ja siis kirjutasin tõesti lahkumisavalduse siin. Aga klubi, kes seal ennem oli, siis oli? See oli Dünamo all, siis ikka oli ta juba sinivalge võib-olla. Sinivalge vist oli siis. No vot, ja siis ma jäingi koju natukeseks ajaks, aga Aga ei lastud kaua jääda? Ei saanud kaua olla ja küll hakkasid lapsevanemad helistama ja omal kodus ka hakkasid ütlema, et kuule, sa ikka ei saa niimoodi, et mine ikka nüüd. Ja siis ma läksin hoopis toppi, siis tollal oli topp lahti ja siis hakkasin seal lihtsalt saali üürima ja siis ma hakkasin kohe tegelikult, võtsin väikeste laste grupid, kõigepealt niisugused 6-aastased ja 5-aastased ja 7-sed ja sellised, aga ega seda kauaks ei olnud, siis tulid need juba õpilased ka sinna järgi, kui ma seal olin. Ja siis läks uuesti see treeneritöö lahti, Aga kas see koolispordiga ühildamine, see hakkas tööle?
Ei, no see jäigi, mul nagu see projekt jäigi siis pooleli, siis ma ikkagi jälle keskendusin sellele teisele, et noh, seal käima kõik lükata ja siis noh, jäi, aga ei, ma olen õpetajatega muidu teinud siin küll ja olen ka teinud siin vist veel võib-olla 5-6 aastat tagasi kogu see Tallinna õpetajatele sellise tennise tutvustava kursuse siin Kadrioru hallis 2 väljakul. Et see oli päris tore, et noh, et see on nagu üks koht, ma tean, et jalgpallid ja paljud on ju koolides väga tugevalt sees ja käivad ja toimetavad, et ma arvan, et tennises see, noh, on niisugune koht, kus oleks veel võimalik see on ju tegelikult areneda. seesama asi, mida ka Urmas Sõõrumaa EOK eesotsas kõvasti ajab, et oleks kooliga side oleks tihedam ja professionaalsed treenerid annaksid ka koolis rohkem spetsiifilisemaid trenne. Nojah, minu idee oli ka see, et kehalise kasvatuse õpetajad oleksid nagu noh, ütleme erinevate spordialadega hästi kursis. Seal on päris võimalus siis näha, et kes kuhu nagu võiks minna proovima mida, eks ju. Et sellel ajal küll me saatsime ise, mul on silma, et ma mäletan, et kui tulid õpilased, et olid ka tennises tublid, aga nägid, et see poiss võiks hoopis maadluses käia ja sai maadlustreeneriga ühendust võetud ja hakkaski käima ja said tubliks ja et niisugused mingisugused kontaktid kehalise kasvatuse õpetajatega, mis nagu aitaks neil juba nagu suunata, et minge seda proovige teda ja ega ei pea ainult ühte ära proovima, paari mõnda ära, eks ju. Aga kui te olete nende kehalise kasvatuse õpetajatega koostööd teinud ja tutvustanud seda tennisealaga lastele, kas sealt on tulnud ka trenni lapsi? Ei, no ma nii otseselt ei läinud sellega edasi. See oli rohkem õpetajatele mõeldud, jah, meie treenerid tegutsesid siin ka ja platsi peal, et nemad saaks nagu proovida vähemalt, et nad ise tunneks, mis see on siis, kui saab reketiga palli lüüa. Aga paljud pole üldse proovid. Tahtsin küsida veel Evald Kree spordimaailma kohta sellise huvitava küsimuse, et milliseid Evald Kree väärtusi teie klubi veel tänapäevalgi kannab? Kas seda saab näpu panna mingile õpetusele peale? No esimene on kindlasti selline pühendumus tennisele. Ega ilma pühendumiseta ei tule ka võistlussportlasi. See on niuke päris selge kohe, et sa võid olla kui andekas tahes. Kui sellele ennast ei pühenda ja vaeva selle nimel ei näe, siis kaugele ei jõua. Mingil hetkel võid särada kuskil, aga mitte rohkem. No teine on ikkagi see kord ja distsipliin. Mina arvan, et see on ka treeningutel väga tähtis, oli siis tähtis tulla õigel ajal, õpetada õigel ajal, varustuskorras, mingid asjad, mille eest ise peavad lapsed hoolt kandma. Et need on need, mida minultki nõuti. Kas lapsed teavad, kes oli Evald Kree? Kas see kuulub teie programmi tutvustada? Natukene ajalugu ka? Me niimoodi iga aasta seda ei tutvusta küll ja igale rühmale eraldi, aga kui meil on nagu üritused ja viktoriinid ja siis meil alati käib see läbi suvelaagris ja siis vahest ka jõulupeol, kui me teeme seal mingisuguseid, neid viktoriine ikka teeme, et siis on ikka tavaliselt sees nimi. Meelest väga südamlik üritus oli see Evald Kree 100. sünniaastapäeva tähistamine seal Kadrioru väljakutel. Oli, mul endal ka väga hea tunne jäi sellest ja väga hea meel, et sai jälle nagu ja nii öelda tennisesse tõstetud jälle üles. Lähme endiste ja praeguste õpilaste juurde. Kui kedagi peaks välja tooma, siis Maret Tani ja Margit Rüütel ja loomulikult Jaak ka, kellest jõuame veel pikemalt rääkida. Aga Maret oli siis esimene, selline, kuidas me nimetan, pärl. Ja, oli Maret esimene selline, kes jõudis tõesti kaugele. Mareti ma lausa kutsusin, sest Mareti emaga me lõpetasime koos ülikooli ja käime siiani läbi. Ja ma olin kõrvalt näinud ka, Maret oli niuke hästi sportlik tüdruk, sest suurem õde oli ees korvpallis juba. Ma ütlesin, mis ta sul ikka seal neile, ja ta mängib korvpallipoistega, mis ta seal käib ja loobib sulle, et too tennisesse ka proovi. Ja Maretil hakkas kohe meeldima ka. Nad elasid tollal juba Tallinnas siis või? Temad ka Tallinnas, jah. Nad hiljem üldse Rakverest läks, ta ongi Tallinna, Maret on Mustamäe tüdruk. Ja ta oli hästi trage, ma ütlesin, et nii keeruline on tuua, mul on omal tunnid ja kõik, aga Maretil asi meeldis ja ta oli 7, kui ta hakkas sealt üksinda tulema. Et sai väga hästi hakkama, niuke tragi oli. Jälle asi, mis on tänapäeval keelatud. Ja. Tuleb mõni 7-aastane trennis ja ei tule. Ja Maretik on ka veel 10-aastasel 11, 12, sai ta olla kõige rohkem, 11, 12 võib-olla. Kui saatsime, panime siit bussi peale ja läks üksi Riiga võistlema. Seal oli keegi vastas küll, eks ju, aga ei pamistanud, ei nutte, ei midagi. Ja siis veel kontrollisime, et kas ikka oldi vastas oldi. Et niisuguseid juhuseid oli siis palju.
Kui kiirelt see arusaamine või teadmine tuli, et Maret on teistest natukene erilisem? Ja vot Maret oli niisugune, kes sai hästi ruttu viidud oma rühmast edasi järgmisesse, paar aastat vanematega kokku, sest oma rühmast ta lihtsalt, tema tahtis nii hirmsasti neid punkte mängida ja võidelda ja jaksas rohkem ja mässas rohkem ja ta oli vaja nagu kuskile raamidesse natuke lükata, et siis ta sai, seal rühmas hakkas käima üsna ruttu, ja, sest seal oli niisugused lapsed juba, kes võistlesid ja kellega oli natukene teistsugune kui seal alguses see trenn. No Maretist ikka oli näha muidugi, tal olid mingid asjad olid väga hea, ta viskas palli väga hästi, käsi ülevalt liikus, mis on pürukute puhul arv, et algus kohe, keegi on võimeline enam-vähem õige liigutusega tegema ülevalt mingeid asju. Temal ka see korvpalluri taust kindlasti tuli füüsiliselt abiks, eks? No jah, ta oli ka niisugune võimlas emaga koos kogu aeg olnud, et mitte ainult korvpall, vaid hästi selline õualaps. Esimesed medalid ja diplomeid ei lasknud ennast kaua oodata vist? Jaa, ei mitte. Suht vara ikka, jah. Ja ka ta hakkas kohe võistlema ja ma mäletan, ta läks 14 mängima tennis Europile, siis ta oli see 12, et pidime eraluba nagu taotlema, et minna. Ta oli meie omadest nagu parem siis juba. Kas te reisisite temaga kaasas ka või ta käis enamasti üksi? Ikka käisime siin Eesti piiris ja oleme kaasas ka käinud. Eks ta oli ju nii hirmus niisugune mässaja. Ega teda siin, kui sai, siis tulleksime ikka kaasa. Eestis küll hästi palju. Küll Saaremaal, küll Pärnus. Et ma olen seda nutmist ja seda kõike näinud, aga lõpuks ta saab ikkagi sõima raja peale. No see nutt ja raskused vist käivad asja juurde? No jah, kui keegi nii väga hingest tahab ja kui sa siis seda ei tule välja, et mingil määral on see nagu arusaadav, eks ju, aga kuidas sa teda ohjadesse paned, siis see on see koht. Ega seda, et välja ei tule, seda saabki alles võistlustel teada vast? No nii enamuses on, Et võib ju trennis tulla kõik, seal ei ole nii palju närvi mängus. Kui selline talent nagu Maret esile kerkib, siis mis tunde see treenerile tekitab, et üks asi on see, et te kindlasti peate tähelepanu talle rohkem pöörama, aga kas siis treenerina tuleb ka selline teadmine pähe, et see on mingi võimalus? Tegelikult ega sa ei saagi aru alguses, et ta nüüd nii sa ei mõtle, et edasi temast kui talendis, sa lihtsalt mõtled kogu aeg, vähemalt mina, kui ma treeneri tööd olen teinud kogu aeg, et läheks paremaks ja saaks teda edasi viia ja saaks ta sellised tingimused ja saaks ta nendele võistlustele ja ütleme, nagu see on see, mis kogu aeg nagu tiivustas, mitte see, et muidugi, et ma siis küll ei osanud mõelda veel, et mingi Wimbledon või Grand Slam, kui ta, minu juures oli, ütleme, ta oli kuni 14, eks. Siis mul on 4 last, eks ju, 2 mu järgmist, need olid väiksed ja siis ma tundsin, et oleks tahtnud küll minna edasi ja kindlasti oleks olnud võimeline ka ise nagu edasi temaga töötama, ma arvan nii, aga kuna mu oma väiksed lapsed olid ka ja ma tundsin, et niimoodi kahe vahel jääb nagu aega väheks ja seal on juba, kui on 13-14 laps, siis seal peab ikka väga pühendunud olema ja väga ka vaimselt toeks hästi palju ja tenniseväljakute väliselt, kui on vaja ja kõik niisugused asjad, et siis sai nagu treener Jaak Parmasele üle anda. Raske südamega? Ei olnud raske südamega. Parmas oli ka meil siin treener Kadriorus ja see oli nagu loomulik, et kuhugi tuli panna. Aga tema käekäiku, Mareti käekäiku jälgisite ikka edasi? Ikka ja siis muidugi. See oli läbikäimine, oli ikka edasi. Ja ka trennid vahest meiega läksid edasi, mitte et täitsa ära andnud, et mingit osad ta tegi ka meie grupiga koos ikka nende samade tüdrukutega veel, kellest oli talle vastaseid küll veel. Kas Maret oleks nii kaugele jõudnud, kui ta poleks seda Itaalia võimalust ja Itaalia sponsoreid saanud? Oleks võimalik ka Eestist jõuda Austraalia Openi poolfinaali? Sellel hetkel ilmselt ei oleks saanud niimoodi. Ma ei usu. Et see oli ikka võimalus, et seal läks ikka kõik siis ju ainult nagu selle tennise peale, et siin ega ta oli koolis ka hea õpilane ja ka see on siis päris raske oleks olnud. Et... Ta oli päris 16, kui ta läks Itaaliasse. Jah. Mitte rohkem. Maret käis seda ka meie saates rääkimas, soovitan kindlasti üles otsida kõigil kuulajatel selle saate, kuidas ta meenutas enda Itaaliasse minekut. Ega see algus kindlasti lihtne ei olnud, olite te omavahel siis nendel aegadel ka suhtluses? Olime, mina olin kindlalt seda meelt, et tuleb minna. Maret ise ajas jalgu vastu, ta ei taht minna. Tal oli siin suur sõpruskond ja tal olid toredad need koolikaaslased ja trennis läks ju, ta läks ikkagi edasi kogu aeg, eks ju, et ta nagu seda ei tajunud, aga et tõesti, kuna tekkis võimalus, ta oli siis mõned mängud just
kuskil võistlustel juba mänginud ja võitnud selliseid, et tekkis nagu ikkagi niisugune tunne, et ta võiks sealt niisuguse mingi hüppe teha ja minna nüüd tõesti nagu profitennisesse sealt kuskilt kaudu edasi. Et siis ikkagi emaga ja isaga ja arutasime ja rääkisime ja siis ta ikka läks. Kuidas endised õpilased peavad treenerit meeles või kas või sellel ajal, kui te parasjagu neid treenite, et iga karikase diplom on ju ka väike tükike, sellest kuulub ka ju teile, et karikate pooleks ei saa teha, aga kuidas treenerit silmas peetakse? No ma ei tea, mul on nagu olnud, kas mul on vedanud väga või ja olen ka osanud mingil määral sättida need asjad nii, et mul on alati olnud kuidagi kõik nagu oma lapsed ja kuna ma elasin siin lähedal, eks ju, tenniseplatside kõrval, siis on hästi paljud minu õpilastest on minu juures kodus ka väga palju aega vietnud, kas 2 trenni vahel või kuidagi, no Maret veel eriti palju. Maret oli sealt kaugelt tuli, eks. Et selles mõttes on see, noh, on ikkagi arusaadav, et me üksteisest hoolime ja muidugi oleme õnnelikud, kui hästi läheb. Räägime Margitist ka, kuidas Margit teie juurde sattus? Margit oli niimoodi, et Margit hakkas treener Ülle, ta kõigepealt käis treener Aral Rannu juures, Kadriorus mul on meeles, kuidas me Kadrioru 2 väljakuga plats oli, iga nurk oli täis ja Aral Rannu oli enam ei mahtunud kuskile, mul on silmad ees üks Margiti trenn, et ta oli tooli peal ja hoidis talle ritva ja Margit lõi servi, sest platsid olid juba nii täis, polnud, et enam kuskile panna. Ta natuke aega mängis seal, siis oli ta mõne aasta treener Ülle juures, Ülle käis temaga isegi võistlustel, kui ta 10 oli, ja siis pärast, kuna see minu grupp lihtsalt oli sellel hetkel meie seal Dünamos nagu see suuremate grupp, siis oli loogiline, et ta tuli nagu meie gruppi juurde, kus oli Maretki. Nad hästi erinevad Maretiga. Ega see ühtemoodi üheskoos treenimine ei olnud üldse nii lihtne. Mis ühele tundus, et tahab teha ja on tore teha, siis teisele võib-olla mitte. Et seal on niiviisi, et ega ei saagi päris ühtemoodi, sa peadki siis sa pead seal laveerima niimoodi, et nii palju neid punkte ja nii palju eeskätt, aga siis kindlasti seda midagi muud vahele, sellepärast, et näed juba, et teisele see ei istu hästi. Kaua nad koos treenisid siis? No see oli ikka mitu aastat, kus me koos saime mängida, seal ongi see 12 kuni 11 kuni 13, 14 kuskil seal vahest. Aga nad teie juurde jõudsid ikkagi eriaegadel? Jaa, Maret oli enne. Maret tuli päris väiksena, aga Margit tuli kuskil 10, ma arvan. Ja Margitit treenisite siis kui kaua? Margit läks... Edasi läks ju Aini juurde? Jaa, kui me veel tegime niimoodi ka koos, me treenisime siis koos seda rühma niiviisi, et nad käisid ka Taavi Jõgi, Jaak ja Margitit tegi nagu mina veel 2 korda seal nädalas ja ülend osa tegi nagu Ain oli nagu selline põhitreener, ütleme, ja kes tehniliselt ja sellelt edasi viis, et mina ma olen oma tugevuseks alati pidanud nagu rühmas treenimise organiseerimist või sellist, et see lihtsalt meeldis mulle, ma olen väga õnnelik ise alati, kui ma tundsin, et sa küll täna tuli hästi välja, eks ole, et see harjutus toimis selle jaoks ja selle jaoks, et see on niisugune, tõesti vahva. Tollal, kui Margit ja Maret koos Fed Cupi naiskonda kuulusid, siis need aastad teil võis olla päris uhke tunne neid mänge vaadata? Jaa, ikka. Oli muidugi. Kõige uhkem tunne oli, ma mäletan mul siis tegelikult, kui ma läksin Prantsuse lahtistele ja esimesed, keda ma nägin, olid Maret ja Jaak tulid korraga vastu. See oli nagu minu selline, minu moment siis ütleme. Jalutasite vastu? Jah, ma just jõudsime tütrega alles sinna võistlustele ja nagu me peaväravas siis saime, siis mõned sammud 10 meetrit edasi ja 8 koos tulid vastu. See on see nagu see on huvitav, et treenerile jube õnnistunne. Huvitav, et sa seda räägid, mul tuleb kohe sellega meelde minu elu esimene Grand Slam ja sinimustvalge lipuga Philippe Chatieri väljakul lehvitamine oli siis, kui Maret mängis maailma esireketi Justine Henaniga. Oli selline hetk, et ma mäletan, et see oli tõesti selline väga-väga uhke tunne oli seal Eesti lippu lehvitada. Kas te tol hetkel olite tribüünil või vaatasite telekast? Ei, ma olin seal kohal siis. See oli 2006 vist, jah.
aga mis puutub, vaata, mul tuleb praegu meelde, sa küsisid ennem, et kui koos treenivad. Et see ongi nii, et noh, kui ma mäletan nii selgelt mingeid asju, eks ju. Näiteks mulle üldse meeldis teha 3 õpilasega korraga ja ma isegi, noh, tänapäeval pannakse rohkem platsile, eks ju, või armatatakse võib-olla 2 kaupa rohkem. 3 õpilasega platsil see on lihtsalt nii palju on võimalusi, noh, mida kõike seal saab teha. Ja siis oligi niimoodi, et peale trenni Jaak oli, Taavi Jõgi oli, kes oli ka täiesti arvestatav mängija meil Eestis ja Margit olid ühes pundis. Maretit siis enam ei olnud. Ja siis oli niimoodi, et Jaak ütles mulle peale trenni, ema, sa räägid liiga palju. Margit ütles, treener, aga seda asja oleks võinud veel täpsemalt, veel rohkem mulle seletada. No me ei saanud kohe sellest aru, eks ju. Aga Taavi oli siuke täpselt vahepeal, talle sobis see ja sobis teine ka. Et noh, see on see nüüd see, jälle see, kuidas ma ütlen, see on see treeneri ameti niisugune tore külg tegelikult ja kui sa tunned, et sa hakkama said, noh, see tundub, et ei ole raske on ja no ongi teinekord raske ja sa ikkagi närveerid ja elad ju kaasa neile. Aga kui hästi läheb, siis on ka hästi tore tunne. Margiti ja Mareti juurde veel jäädes, kui palju teie treenerina pidite muretsema finantside pärast? No teada oli, et selle raudse eesriide langemisel muutus sport tasuliseks järsku ja tuli hakata muretsema ka raha pärast, aga just kui Maretit ja Margitit oli vaja võistlustele saata, siis ma kujutan ette, et ega see alati väga lihtne ei olnud. Mareti pool, tema vanemad ise seal toimetasid rohkem, mina nagu ei ole, aga mis Margitisse ja meil oli veel Anett Kaasik ja et siis olime juba koos, treener Ülle tuli ka nagu Evalkere spordimaailma koos ja siis me ikka arutasime, et me saaks neile need piletid ostetud, eks ju, sest et pärast neile maksti kuidagi seal mingi osa tenniseliidust, noh, maksti küll välja, aga need oli vaja jälle kohe osta. Et siis me seal klapitasime tõesti, et see on üks niisugune aeg tõesti, kus tuli mitte klubirahadest, vaid oma isiklikest ja samamoodi treener Ülle oli kampast seal, et me kahekesi siis mitte oma rahadest, ka siis oma abikaasade rahadest või ema isa käest, ükskõik kelle käest küsisime, et saaks ikkagi need sõidud ära teha. Ega see praegu teistmoodi ei ole? No praegu lapsevanemad nagu ise rohkem oskavad oma finantse juhivad ja see oli see niuke hetk, kus kellelgi ei olnud. Lapsevanematel ka. Noh, nüüd, kes juba nii kaugele jõuavad, et võistlevad, ju nad on ette arvestanud ja kas on, noh, kuidagi ikkagi planeerinud oma rahalist seisu, et nad peavad lihtsalt toeks olema, muidu ei saa võistelda. No kindlasti Riho on ka kõrvalt näinud, kuidas noortennisistidel on selle rahaga raske just sel hetkel, kui nad seda raha kõige rohkem vajavad. Tippus olles saavad nad juba ise hakkama, aga siis järsku tulevad sponsorid ka taha, aga kuidas seda mõtteviisi muuta, et sponsorid usuks ka rohkem noortesse sportlastesse? Olete te mõelnud? No midagi peab olema ikka ette ka näidata. Mina ei arva, et peaks nüüd 10 ja 12 aastaseid sponsoreerima, aga kõige raskem, minu silmis tuleb kõige raskem koht siis, kui on see otsustamise koht, see on vanus 14-15. Mitte hilisemaks seda jätta. Siis on näha, kas see laps ise tahab, kas tema perekond on võimeline mingilgi määral toetama, kas ta on töökas, kas tal on andeid, kõik selleks ajaks on nagu palju selgem pilt. See on nii, see 11-aastase, 12-aastase võib vahest olla väga petlik, seal ikkagi loeb veel see ka päris palju, kui palju keegi harjutab ja niisugused asjad veel kaasas. Et ma arvan, et siis on. Mul on muidugi üks geniaalne juhus, kui selle sponsorlusega juba siis, kui oli see raske aeg, Valdo Randpere kutsus meid vastuvõtule, ta oli siis, ma ei mäleta, mida ta juhatas, ta oli siin IBM-i peadirektor või tegevdirektor, eks ju. Ja siis ta kutsus meid sinna vastuvõtule ja siis ta ütles, et mina olin, treener Ülle oli, minu Jaak, siis oli veel Triin Erel, Kaasik ja Anetile ja iga ühele 50 000 eeki siis sellel ajal. Et see oli küll nutma ajav ausalt öeldes. See oli suur summa? Summa, ilma palumata, ilma nutmata, ilma sellist, ta ise oli, ju ka mängib ja mängib siiamaani, et see on küll üks niisugune eriliselt meelde jäänud mul, kuidas appi tuldi. Treenerina ma usun, et ega teil ka ei ole kerge minna küsima ju raha. Ma olen väga vilets küsija. Riho, kas seda, sina ei ole treener, kas seda peaks kartma või peaks rohkem julgustama? Jah, ei, see on hästi individuaalne, ma arvan, et kui me ka siin rääkisime ju Anetist, mulle väga meeldib, et tegelikult inimesed, kes on Aneti toetanud väga-väga pikalt, ei ole kunagi kuskil nii-öelda afišeerinud ja avalikult nähtavalt, see on ju puhtalt isiklik
armastus tennise vastu ja sümpaatia mängija vastu, et eks see ongi nii, et sa võid käia kuskil küsimas ja kerjamas teistpidi inimesed, kes näevad, tulevad, toetavad ise heast südamest, et eks see tihtipeale ikka altruism ole. Et see nõuab pikemat lahkamist meil siin nõuab pikemat lahkamist, jah. mõne teise külalisega. Aga räägime Jaagust ka. Kas Jaagul oli üldse varianti, et ta ei hakka tennist mängima? Ta ise ütleb, et väga ei olnud. No ei olnud muidugi, sellepärast, et ema käskis? Ei käskinud, tuli emaga kaasa, ta ei taht lasteaias käia. Hakkas lasteaias käima, aga siis, kui ta oli natuke seal käinud ja oli viimases rühmas ja siis kasvataja kutsus meid, ütles, et ta lasteaed asus siis seal, kus oli Etaka-Velli staadion vanasti seal kõrval kohe. Ja ütles mulle, et ma ei tea, et mis ringe ma pean hakkama tegema, et ainult mere äär kõlbab, siis Jaak ei hakka koju tahtma, ei taha ära joosta sealt, kui nad jalutama tulevad Kadriorgu, et ta alati ütleb, näe, seal ma elan, ma ei taha, ma tahan koju. No ja siis lõpuks ma vaatasin, et ta polegi vaja siis käia, et tule muga tööle kaasa siia Kadriorgu. Mis ta seal tegi? No ta ikka hullas seal kõvasti, sai igasugu muhke ja kukkus alla ja sõitis jalgrattaga võidumeeter enne väravat, ütles, et väravani teeme võidu ja siis muidugi täisooga sinna pead pidi otsa ja igasugu asju juhtus. Kui vana Jaak oli siis? No ma arvan, ta oli 5. 5-6, 5, jah. Jah, 5 oli siis, kui ta rattaga seal põrutas. Ja teine asi, seal on hästi ohtlikud trepid on seal sees Kadriorus. Ja kui mina tundi andsin, ta ju tunnis ei olnud, ta oli lihtsalt muka kaasas. Siis ta seal kõõlus neid treppe mööda ikka oli päris hirmul vahest. Aga kuidas, millal ta reketi või palli kätte? No ma arvan, see oli 6. Sest ta hakkas 5, 6, 7. Enne 6, siis kui ta käis, siis ta hakkas Lutsari juures käima judos. See sai meelega viidud kohe teadlikult, et noh, nad oli niisugune võitluslik ja selline, väiksena oli ka jäšakas ka ja niisugune indu täis ja selline, et see tundus õige koht. Saaks rahmeldada? Jaa, just. Ja noh, ees oli 3 õde, nendega ei rahmelda. Ja siis sai viidud ja ta käis seal, ma arvan, 3-4 aastat isegi. 4. Aga kippus õdedega ka rahmeldama? Ei kippunud eriti, noh. See kord oli paigas? Jah. Meil oli nii, et vanema lapse sõna ikka maksab, pidi kuulama. Aga kas tennis teda huvitas? Jaa, huvitas küll. Aga tema esimene diplom tuli ka judos. Jah. Ja ta sai diplomi kõige kiirema võtte eest veel. Aha. Mul on nii meeles, mul oli nii hea veel. Et noh, niisugune, nagu Lutsar ütles, et anna mulle see poiss. Täpselt nii rääkiski muga. Et mis on teda sinna tennisesse veas? No siis ta oli niisugune 8, 9. Et mis on teda sinna vead, et mina teen tast vähemalt Euroopa meistri. Vähemalt? Ja ütles nii mulle. No. Nüüd on meil üks medalivõitja Raisus. Ja, ei. Aga noh, siis ta oli niisugune hästi kiire, noh, niisuguse taibuga või sellise kiirega, mida nüüd judo ka tahab, et sa kohe nagu võtsid siis tal sealt kuskilt kinni kiiresti ja tegid. Käis võistlustel ka Viljandis kuskil võistles ja kus ta käis. Mööda Eestit, mitte kaugemalt selle judoga. Ikka päris hästi läks. Aga ikkagi võtsite ära tennisesse? Tennisesse siis juba oli ka paralleelselt pärast. Panin hoopis jalgpalli. Floras mängisid? Ja käis isegi Soomes võistlustel ja see on see koht, see keskkaitse seal poiste sees, kus hästi palju peab mässama. Peaga mässama, jah? Ja. Ühesõnaga, seal ta käis kuni 13 vanuseni, ma arvan. Aga siis ta võib-olla oli isegi natuke kauem saanud, aga siis hakkas see tennis nagu ikkagi nii võistlusena juba peale pressima. Et tundus, et enam ei saa ja kuna ta oli 21. keskkoolis, seal oli see õhtune vahetus oli nii kaua, et tal need trenni ajad ka enam ei klappinud ja noh, siis kuidagi jäi see jalgpall nagu ära, aga tal endal hästi meeldis. Aga kas ta oli mingil hetkel teelahkmel ka, et valida jalgpalli või tennis või? Ei, ma arvan, niimoodi ei läinud. See jalgpall lihtsalt kukkuski kõrvalt ära selle kooli tõttu natukene, need trenni ajad, teised poisid käisid kõik hommikukoolis, tema käis õhtupoole ja siis ta kuidagi sealt niimoodi jäi ära lihtsalt. Kaua teie Jaaku treenisite? Arvan ka kuskil sinna 13-14. Siis me tegime juba, kuskil 14, siis oli juba ain ka, noh, ma tegin neid rühmatunde veel, noh, seal juurde mõned korrad nädalas ja nii. Aga ütleme, mis nagu sellise tehnika ja arengu mõttes oli nagu ainist sai peatreener, ma arvan, kui Jaak oli 14. Kas enda lapse tennisistiks hakkamine ja tema kasvatamine, õpetamine erineb väga tavalist teiste laste treenimisest? No
ma ei tea, ma ütlen, see on see koht, et teised vanemad arvavad võib-olla, et õudselt erinev või mis, aga tegelikult vahest õiendad rohkem oma lapsega kui teistega, eks ju. Eeskujuks naljalt kunagi teda ei pane tunnis. Ehkki võib-olla teeb kõige paremini. Et see on siuke, pead ise balansseerima, oleneb kellega on, mõnda see tiivustab, ütled, et teine teeb paremini, aga lõpuks selles vanuses juba õpid tundma kõiki seal, et siis ka väga ei saa niiviisi. Ei, mul on oma lihtsalt 4 last, keda mulle treenid oma lapsi, võt seal oli vahe küll, eks ütleme, Kaire ja Kris, mu suured tütred mängisid ju mõlemad ka tennist ja mõlemad võistlesid ja Kris isegi käis Euroopa hakatel noorte omadel ja oli seal eesotsas, Eesti mõistes eesotsas. Aga on ikka väga erinevad, see juba näitab ja kui me võtame või siis kogu laste treenimise, kui palju neid erinevusi on, eks. Et kui esimene Kairi oli niisugune, kes võttis tehnikat, lihtsalt ütlesid ja tegi ja kuulas ja nagu me teda kutsume, nagu peretütar, et kõik puhas, ilus, selge, aga põlve maha ei pane, kui jooksma peab, eks ju. Käega vastu võrku ei jookse. Et seal ei ole nagu võistlusspordi selles mõttes, talle meeldis tennis ja ta mängis ka. Igatahes mängis ju oma selle noorteklassi lõpuni tennist ja läks selle pealt ka ülikooli, selle tennise mänguga veel. Kris oli teistmoodi jälle, Kris oli jubedam võitleja, seal oli kogu aeg põlv maas ja rusikas püsti ja õiendas ja tahtis võita õudselt. Ükskõik kui ta, kas oskas või ei osanud mõnda lööki, ikka tahtis teha ja kõige paremini teha ja siis kui välja ei tulnud, siis Krisuga oli see hea, ma mäletama, siis lõpuks oli see meil nagu naljanumber, kui ta läks tuju ära, et see ei tule ja ei tule. Ja kui ma ikka ütlen, et kuule, tee nüüd niimoodi, siis Kris ütles, et ei ole see nii või midagi. Ma ütlesin, Kris, ma ei saatnud ju siin magama või poodi leiva järgi, kuule, et see on ju tennis või kuidagi. Et siis jälle tuli tagasi, et nagu tema oli niisugune, kellega oli nagu natuke tegemist, eks ütleme selle õpetamise koha peal. Aga Laura läks meil nagu tantsu peale üle. Laura oli olnud nii tugev tervis, kui ta väike oli palju haige. Ja siis, võistles natuke ka kuskil 10-aastaselt, aga siis tantsimas käima ja laulmas ja see sai nagu tema reaks. Aga oskab ilusti mängida, et aitab tegelikult 3 aastast õpib ära, kui õpid väiksest, siis on sul enam-vähem löögid normaalsed, need ei pea häbenema, kui lähed kuugi ja proovid mängida. Siis tuli Jaak ja Jaak oli siis see võitleja kuju jälle mul nagu Krisu. Oleksite te ette kujutanud, et oleksite Jaaguga jäänud kauemaks võib-olla tema karjääri lõpuni ja käinud ka ümber maailma tuuritamas? Ma iga kord, kui mul oma lapsed mängisid, siis ma mõtlesin, et ma ikka tahaks, et keegi jõuaks. Ma ei mõelnud kunagi ka Jaaguga nii, et saaks profitennisistiks. Ma tahtsin hirmsasti, et ta jõuaks nagu Grand Slamidele. Minu meelest see peakski nagu nii olema, et noorte tennises sa peaksid, ma tahan saada Eesti meistriks, muidugi. See on ka eesmärk. Siis järgmine juba sealt peaks olema see, et ma tahan noorte Grand Slamile. Need on toredad ja see on midagi ja sinna tasub pürgida. Et selline nagu mul Jaaguga, sinna maani ma jõudsin mõelda. Sealt edasi, Ei, ma ei usu, et ise, kui sul on teisi lapsi ka nii palju, sa ei saa seda hirmus pühendumist ja hirmsat aega ja siis oleks pidanud ikka rohkem käima võistlustel kaasas, et ei saa nii, et võistlustel ei käi, eks ju, ja siis õpetad ja toimet, ütleme seal kõrgel tasemel. See on ikka vaja näha ja selles keskkonnas sees olla. Sest neid tennise perekondi, kes ümber maailma tuuritavad, need on ju tipus ju päris palju. Esimesena tuleb meelde Wozniacki, Kenin. Et saate te aru, kuidas need kooslused toimivad, need perekonnad? See ongi olnud nende ainus selline, ja ka ilmselt nende lastel selline esimene, püüe. Aga kuidagi moodi mind on alati see ka nagu hoidnud, ega meil nii oma õpilaste kui oma laste juures, et õppimine peab korras olema ja koolis peab käima ja ütleme, see pool on kuidagi, kui sa seda algusest peale nagu räägid ja sätid, siis ta saab nagu omaseks, sest ei ole ka nii raske neid asju üheldada. Jaak veel eriti alati oli, Jaak oli väga õpilane koolis ju ka meil. Räägime korra veel Jaagust, et kui nüüd hilisema Jaagu karjääri peal tulla, eks, et kui sina seda tagasi vaatad, kas, kui me nüüd natuke spekuleerime, Jaagul oli õnnetu randmevigastus. Kui ta pidi hakkama siis nii-öelda ümber õppima, ühe käega taga kätt lööma ja see oli vanus vist 7-18 juba. Ja ta oli ülikoolis juba. Ülikoolis oli juba, et Jaak oli absoluutne maailma tipp juniorides. Ta oli absoluutne tipp, et kas sinu jaoks on natuke jäänud see kripeldama või pigem sa näed, et Jaak ikkagi tegelikult ta oli ju väga nutikas poiss ka koolis ja oleks ikkagi valinud koolitee või ta oleks võinud
mängida ka tipptasemel tennist sellisel juhul? No ma arvan, et ikkagi, kui siin algus arvati ja et võib-olla on lühike või võib-olla nii ja naa, et füüsiliselt ja kõik, siis selle taha kindlasti ei oleks jäänud ja kui oleks võinud mängida küll, aga eks ta ikka vigastuste taha jääb, tal oli randme, asi rannest opereeritigi isegi siin, ennem just, kui ta läks ülikooli. Ja siis tal tekkis ka kõhulihasega, oli 2 korda mingid tõsisem jama, mida sa ei saa muidu ravida, kui sa pead hoidma vahet ja tegema spetsharjutusi. Kui sa kogu aeg teed seda trenni edasi, siis see lihtsalt ei parane, eks. Ja veel ja ülikoolis oli ka päris ju iga nädal on sul võistlus seal teatud perioodil, et see oli päris tihe programmi ja tal natuke selg hakkas järgi andma, ja siis ausalt öeldes, kui niimoodi mõelda, siis on õige, et enam sealt edasi ei läinud, eks ta ise selle niimoodi otsustas. Aga muidugi algus oli, sest et siiamaani ma mäletan, kui me käisime, ma olen koos tüdrukutega mitu korda olnud, kui Jaak mängis seda noorte viimast aastat Grand Slamidel, käisime vaatamas, Austraalias ainult ei ole käinud, aga Kris käis seal ka. Et ja siis, kui sul ikka öeldakse, et on ikka tore, ta käis ITF-i koondises, oli enne 3 turniiri ette, eks ju, ja siis ja ütlevad, et on ikka tore poiss küll ja kõik, et milline eeskäsi, et täiesti tapab ära vastased oma eeskäega, et siis hakkad jälle mõtlema, et jah, nii on. Ja teine kikserv oli tal mega hea, sellega ta tõmbas nii väljakult, mitte oma silmadega vaatad, siis ei olnudki muud, kui löödki oma eeskäega kohe ära, eks ju. Et tal niisugused tugevad plussid muidugi olid ka, aga teda teades ma arvan ikkagi, et teda ei oleks ka ennast rahuldanud ainult see tippsport, seda ta on ennem ka öelnud ise, et ta ikkagi ei kujuta ette, et ta ainult tennist mängiks, ükskõik kui hästi. Et kui sa tahad väga hästi mängida, siis muuks nii palju aega ei jää sealt kõrvalt. Ja kui kaugele seda lükata, ilmselt ta oleks ikkagi proovinud seda, kui neid vigastusi poleks olnud, oleks lükanud selle lihtsalt natukene edasi, ütleme selle. Sest seda talle ka ülikoolist lubati, et kui sa tahad minna mängi profi vahepeal, võid iga kell tagasi tulla, hoiame sul selle koha. Ta esimese 2 aasta suve, ma mäletan, kas oli 22 võitu ja 1 kaotus või midagi sellist, kui ta läks sinna. Oli nii muljet avaldav ülikoolil. Ja ma mäletan, tuli nii-öelda ülikooli suvevaheajaks Eestisse, tegi siin Jürgeni ja Voovaga 10 päeva trenni ja siis võitis meeste Futures turniiri kooli vaheajal niimoodi. Ja. Müstiline. Ega ta ju veel mõned aastad tagasi käis ka Eestis mingitel show-üritustel ju mängimas, et... Oli vist mingi üritus küll. Selles... Ta käis ka ülikooli all veel Davis Cupi käis siin mitu korda ju tuli Ameerikast, eks ju, ja mängis siin veel kaasa. Aga jah, ma arvan, et kõik on hästi, et Jaagul. Et ikkagi oli õige valik, et sa ei saa nagu ehku peale minna profisporti, et ehk see läheb mul üle või ehk enam ei valuta või et ega see ühe käega tagakäsi, mis õppis ka väga hästi ära, see oli päris vahva, kui ma esimest korda läksin Ameerikas, kui ta oli ülikoolis, et oli just selle ringi õppinud, läksin vaatama, nii võõras oli vaadata, täiesti teistmoodi vaatad Jaaku. Tulles veel korra Mareti juurde tagasi, siis kui Maret meil siin stuudios käis, Riho, sinu asemel istus siin Jaan Martinson, siis rääkisime ka Kaia Kanepi esiletõusust ja Mareti ja Kaia rivaliteedist. Kuidas teie Kaia Kanepi esiletõusu mäletate? Ma mäletan mingeid noorte aastaid väga hästi, kui väga palju oli niimoodi, nii Margit kui Maret. Nad hakkasid Kaia vastu mängima, Kaia tuli sealt, siis nemad olid natuke eespool veel, eks ju. Olid üldiselt võitnud veel, aga kui see Kaia hakkas tõusma, siis oli niimoodi, et nende vastu võidud sai. Üks järgne võistlus on mul eredasti silmade ees, see oli Margitil. Esimese täiesti rahulikult Margit teeb ja Margit ka ründab ja lööb ja mitte nii õudselt, aga tagajoonelt teravalt ja ilusti ja kõik ja täitsa kergelt võidab esimese. Teise seti, nibin-nabin, Kaia muudab taktikat alati, Kaia pluss oli see. Hakkas tõmbama neid vindiga ja ülesse ja ettepoole ja tahapoole, okei. Natuke laguneski ära ja siis tavaliselt tüdrukud, nii Margit kui Maret, natuke trotsi täis, et mida ta lükkab ja mida ta sinna üles neist lööb ja mismoodi ta teeb seda ja natuke mentaalselt lagunesid ära ja 3. set Kaia võis mängida ükskõik, kuidas ta oli neist üle. Kui ta neid võitma hakkas. Mul on need pildid hästi silma ees. Nõmmel oli, kuidas Maret talle kaotas. Analoogne värk. Et esimese võidab Maret, eks ju. Aga siis Kaia lihtsalt oma targa mänguga nii öelda, mingi aeg
mis siis, et üles. Võidu peale mängiti, finaalmäng, siis see toimis. No Kaia tuli ju hoopis teisest Eesti otsast. Mis hetkel te üldse teada saite, et selline mängija on olemas? Kas sellest räägite ka enne võistlusi või kuidas sellest nii-öelda tennise üldsus teada sai? Ei, eks me ikka Eesti omadel ta nägime, aga siis muidu väga ei näinud tõesti. Siis ei olnud nii palju neid GP-sid ja asju nagu, neid võistlusid nagu praegu noortel, igas linnas ja erinevad ja üldse suurem graafik. Et siis kui Eesti omad tulid, siis põhiliselt avastasime. Kas oli nagu imestust ka, et kus siis teistel treeneritel, et kus siis selline talent Eestisse välja ilmus? Ei mäleta, kuidagi ei olnud nagu, Tiit Kivistik oli ju ka hea treener väga ja nemad olid alati hästi plaanitud, ma arvan, ja hästi läbi arutatud kõik mängu need niisugused taktikalised pooled ja niisugused kindlad asjad, mida teha ja kelle vastu ja ma arvan, et siis kui näiteks nii Maretil kui Margitil meie nii põhjalikult ütleme seda poolt kunagi ei arutanud, meil läks nagu lihtsalt nagu vabamalt, nad pidid nagu ise rohkem otsustama ja tegema. Tahtsin küsida veel teiste treenerite õpilaste kohta, et kõik talendid paratamatult ei saa teie käe all treenida, võistelda, et kuidas treenerid vaatavad teiste treenerite õpilasi, mis pilguga, kas te mõtlete, et mida ise nende mängus teistmoodi teeksite, kuidas saaksite ise aidata või pigem kadedusega või kuidas see maailm välja näeb? Ma ei tea, kadedust küll ei tunne keegi kuskil ja oleme ka näinud, kui meie neid rühmatreeninguid siin, kui me alustasime, ütleme seal, kui tuli see teretennishall ja käisid küll rõdu peal teised treenerid tõesti vaatamas, kui me seal treener Üllega vehkisime kõvasti ikka. Et aga selle peale nagu mingit kadedust või mis, ei. Aga päris ei aruta, kui keegi küsima tuleks või tahaks nõu. Jah, võib-olla on käidud ka, aga mitte niimoodi, et väga palju, eks ju. Küll me omavahel, oma treeneritega väga palju arutame. Väga palju. Isegi praegu, kui mina ei käi niimoodi pidevalt väljakul enam, eks, siis ikkagi on täiesti kursis kõigega. Me treener Üllega ikka väga palju räägime omavahel ja ka treener Rainiga, et see nagu on, nii peakski olema igas klubis, ma arvan sellest, sest see on nagu niisugune tunned, et sa oled nagu ja tead kõik, mis tuleb ja siis võib-olla tuleb omal ka mingi idee veel, mida neile edasi anda ja nemad annavad sulle. Et teie õpilased pole kindlasti ainult teie õpilased, vaid on ikkagi terve klubi õpilased. Ja nüüd on küll olnud juba pikalt, me oleme ikka treener Üllega teinud, kui treener Rain läks ära Audentesse, siis olime meie nagu kahekesi algus, jah, kui me alustasime, siis olid omad grupid mõlemil, eks ju. Kõigil treeneritel siis oli kuidagi nii, aga meie nagu suht ruttu, me hakkasime neid segama omavahel. Treener Ülle, kui minuga ühines, oli topi ajal veel. Ja nii on lihtsalt hästi hea tööd teha. See nagu iseenesest, mida üks teeb ja mida teine, mingid asjad lepime kokku, oleme leppinud. Mina olen põhiliselt alati hästi palju jalgu teinud, Ülle ära lööke, ütleme seal. See on üks, me ei pidanud seda kunagi nagu ütlemagi üks teisele, et nüüd nii või nii. Või kui sa näed, et kellegi väljakul on, kes kaasa ei tööta, eks ju, siis võtad selle teine väljak teeb rahulikemaid harjutusi, siis need, kes tahavad ja kes jaksavad, kas on koolis mõnel vahest juhtub nii ja mitte. Päris tihti, et sul koolis midagi läks halvasti või said isa ema käest midagi riielda või kaotsid ära midagi või lastega juhtub igasku asju. Et siis et trenn ei läheks nii-öelda kaduma, et ta läheks maksimaalselt hästi, siis me omavahel alati neid kombineerisime neid kooslusi ja vahetasime selle järgi ja see tuli nii loomulikult meil alati. See on mängija seisukohast ka kasulik, kui ta saab mitme erineva treeneri näpunäiteid? Jaa, ikka, ma usun küll. Aga eks me ikka ühte sama liini ajasime ja ajame siiamaani tegelikult. Kas sellel liinil on ka mingi ühisnimetus? Olen aru saanud, et võistlustennis on teie fookus number 1. Jah, on siiani kogu aeg olnud küll niimoodi. Ja. Aga muidugi on need teised rühmad on ka ja nad on ka toredad ja laagrites nad käivad meil kaasas on ja see on kõik on okei täiesti. Aga jah, ma ei tea. Ma arvan, et ka selle õpetamises on natukene võib-olla selline ühtne stiil, sest et minu meelest ei ole võimalik niimoodi, et sa ei pane teda nagu proovile trennis korraks. Sa pead andma niisuguse tugeva tempo teinekord peale. Midagi ei ole teha. Mõnele meeldib see korv, mõnele ei meeldi. Ma ütlen, see lihtsalt peab olema minu meelest sees õpetuste juures. Sest nii sa näed, nii sa saad ise sättida, ma löön talle just sinna, mis mind huvitab, et kuidas ta sealt välja lööb või kuidas ta selle pallini jaksab, eks ju. Et seda sekka teha minu meelest tuleb ja selle koha pealt meil nagu
on ühised arusaamised. Korraks hüppaks ühe eelmise teema juurde tagasi. Te rääkisite, et see 13-14 on selline murdeiga, kus võib laps spordi jaoks võib-olla kaduma minna. Kas te mäletate enda õpilastest mõnda sellist eredat talenti, kelle kaduma minemisest on kohe eriti kahju? Kas siis temast endast või temast endast sõltumatutel asjaoludel? Te ei pea nimesid nimetama, aga lihtsalt, et kas selliseid juhtumeid on ka tulnud? No on ikka olnud mingid juhtumid muidugi. Aga mis need põhjused siis tavaliselt on? No mingil hetkel kellelgi tekkis võistlussõitudele minekuga, eks ju, probleeme. No siis on arusaadav, et noh, sa ei saa, kui sa ei käi neid rahvusvahelisi mängimas, ei ole, olla võimalik lihtsalt. Et pead käima. Ja noh, see on ka niisugune iga mõninga sellega, et kannad enda juurest ära ja noh, arvad, et läheb hästi, eks ju. Ei pruugi minna, ei pruugi sobida teise treeneriga, noh, kus läheb edasi. Meil on ka koondised toimetanud ja Audenteses on olnud ja see nagu grupid ja noh, võib sealt lihtsalt olla niivõrd erinev see lähenemine sellele lapsele ja treeningute ülesehitus, et ta nagu sealt enam ei oska võtta või saada seda, mis ta on tahtnud ja lihtsalt noh, ka pühendub kas õppimisele siis hoopis või. No see, kui ühel hetkel ei saa võistlusreisidel käia, see võib mängijal endal olla kõige suurem hoop. Ja muidugi. Sellepärast peab ära lõpetama. Jah, nad otseselt ei lõpeta, aga ma ütleks niimoodi, et siis jääb see tipu pürgimine lihtsalt jääb ära, ega nad ei jäta maha, aga noh, tast enam niisugust nii-öelda noorte Grand Slamile minejat ei tule. Kas ainult Eestis harjutades ja niimoodi võistlusreisidel siit käies on võimalik tänapäeval tippu pürgida? Me näeme Kaia Neti näitel on, Maret valis teise tee, tänapäeval pigem on see akadeemia suund hästi populaarne, USA suund, aga ka Euroopa akadeemiad. Mina põhimõtteliselt olen selle poolt, et vahepeal tuleb ära minna. Ma arvan, kohe mitmeks aastaks? Ei, no mitte mitmeks. Ma hakkaks sellega kõigepealt peale, et ma lähen mingiks paariks kuuks või pooleks aastaks läheksin kuhugi ja vaataksin noh, kuskil teise treeneriga koos või teises keskkonnas just ja selliselt, aga noh, see toimib muidugi siis, et ikkagi sidet nagu noh, hoida oma treeneriga kuidagi, et oma treener, kui tal on plaan tagasi tulla, et kui see on niisugune lühiajaline minek, eks ju, kuude kaupa. Et siis peaks olema vähemalt see treener, kellega ta siin tegeleb, noh, asjaga kursis, et kuidas seal asjad käivad ja olema samal nagu liini peal. Samas võib ka päris ära minna, no ei tea. Lajali näide on ju väga hea. Et päriselt läinud, eks ju, noh, ütleme ikkagi paar aastat nüüd on. Ja, aga no õiges vanuses selles mõttes, et ei jäänud hiljaks. Jah. Selline raske ja samas ka riskantne otsus lapsevanematele teha. Ja muidugi. Aga noh, ma ei tea, need kõik on nii hästi organiseeritud, ma arvan, tänapäeval on lihtsalt rahasasi selle äraminekuga, ma arvan, rohkem kui selle, noh, nagu mure koha pealt, et noh, seal on sul on kõik söögid, elamised, kui tahad õpid ka veel seal kuskil. Ja trennid ja noh, see on nagu hästi paigas kõik, ma arvan. Ja kelle tervis ka peab vastu pidama, eks ju, sa pead tahtma seda teha ja jaksama teha. Siis ei ole mõtet põdema minna. Kas Eesti tennises on üldse sellist mure kohta, mille pärast hetkel südant valutate? Või teistpidi just, mis eriti head meelt teeb? Kindlasti meie tipud. Jah, ei, seda muidugi. Tipud on tõesti väga, väga hästi ja Anett on ikka hea koha peal, Anett üle on ikka väga hea meel. Ja samamoodi on, noh, nüüd on tore, seal on veel Ojakäär, kes on ikkagi, noh, ma ütlen, Eesti meister on üks, aga seal nüüd edasi, sest on see koht, eks ju, nüüd Ojakäär on juba, ütleme ennast noorte sellest tennises ka tõestanud, eks ju. Et siis see peab nagu abiks veel olema, sa võid siin Tartus treenida, aga kui ta on nüüd päris palju saanud võistelda ja nüüd loodame, et sa veel rohkem, kui noh, koroona ära läheb. Et see on üks asi, mis nagu aitab kindlasti, sa näed seda kohta ja sa oled selle sees. Et noh, sa võid algus kaotada ja võid võita, see ei olegi nii esimestel aastal tähtis, aga et sa oled seal ja kogu aeg nendega koos arened. Et seal ei tekiks suurt vahet. No eelmine nädal võitsid vist mõlemad Oliver 5. kategooria ja Mark 1. Jah, mõlemad. Kuldne nädal Eesti noorte tennisele. Ja, ja nendel on ka veel ju Mölder, seal suur konkurents Ojakääriga, mõlemad väga head poisid. Ja, no nüüd ma ütlen, nüüd on nagu tekkinud jälle, noh. Ega siin on, ja tüdrukud ka, Varul ja Iila minu meelest täiesti tüdrukud, kes võiks
võiks hakata väga hästi mängima veel, jah. aga kas midagi muret ka teeb, mis vajaks kiiresti sekkumist, parandamist Eesti tennises? No ma arvan, et vaat seesama toetuse koht või see, ma arvan, et ei peaks väga, kui on raha, muidugi võib toetada 12 vanus ja teha laagreid ja kõik, eks ju. Neile kogunemisi on ainult tore ja hea. Aga see raha ei tohiks minna, ütleme, nende arvelt. Põhirõhk peaks ikka nendel olema, kes nüüd otsustamise kohti ülemineku hetk. Jah, kes ikkagi on näha, et on võimelised juba raudselt minema. Ikkagi mina ütlen, see 12-aastane 2 aasta pärast võib-olla ta mängigi enam tennist, et käib ka veel kuskil mujal, teeb mingit jalkat või värki, et see on niisugune otsustamise koht, et kus seda toetust kõige rohkem vaja on. Meie tippudes ka paar sõna, et Anett on kindlasti teie klubi esindusnägu, käib teil ka lastega mängimas aeg-ajalt. Näete ta kõrvalt, kui suur eeskuju ta ikkagi lastele on? No see on ikka täielik elevustunnis, kui Anett tuleb, eks ju, kui ta on Eestis, et ja kui ta siis nende tüdrukutega mängib, ega siis treener üle vaatab ka, et ikka ühega saaks mängitud natukene, eks ju, et ei oleks nii, et keegi ilma jääb, et kõik õudselt tahavad. Ja ta on alati sõbralik nendega ja alati tore ja teevad siin see vahva oli see kleitide kampaania, eelmine aasta seda loomade varjupaiga värki on nad teinud mitu aastat siis koos lastega korjanud ja et loomulikult ta innustab ja loomulikult on selline igati vahva. Kas lapsi tuleb sellepärast rohkem trenni ka, et meil Kaia Aneti eeskuju on võtta? Mina minu klubis ei ole märgata, et nüüd hirmsasti tuleks juurde. Et ma arvan, et nii palju on ikkagi neid alasid, et kuidagi on nii, et meil on ikkagi, kui tulevad, siis on rohkem tüdrukud ja ma ei tea, seal pall võib-olla algus on poistel ikka nii palju atraktiivsem, et algus minnakse sinna ja nüüd tasapisi võib-olla ohki ka juba. Et kus vanemad tahavad panna, et seal, kus tuleb nimi selja peale ja et see on nagu tore. Ega see ka paha ei ole, ohki on kõik tasakaalu värk jälle. Aita, kas sa saad meile praegu öelda, et võib-olla ei tohi nime nimetada, aga et kui sa nüüd seal noortega treenid, et siis kuskilt silmanurgast on selline uus noor, kellele ei saa öelda, et ta on teistest erilisem, aga on midagi sellist peale tulemas teil? No ei ole niisugust, kes niimoodi kohe, et sauti silma oleks hakanud praegu. Sest et need, kes on nagu võistlusportlased, nad on niisuguses vanuses, et nad seal kõik koos praegu lähevad, kes sealt nüüd mängima hakkab, mõnel on juba natukene häda ka suurest, mõnel ei pea põlved vastu seal, kes võiks hakata, mõnel on jälle see õppimine hakkab, see on see selginemise koht see, kellel õppimine on ka hirmus tähtis. Tegelikult on need ühildatavad, ma alati mõtlen oma jagu peale, siis see on võimalik kool hästi ära lõpetada ja hästi mängida ka, aga see on niisugune hästi enesedistsipliin ja teiseks selline ise arusaamine, mis sa tahad ja kus sa tahad. Et ma niisugust äravat praegu ei oska, ma Eesti mõistes ma näen, et Varul ja Iila, Varul on Tartust, Iila on nagu meie klubi liige. Need on tüdrukud, kes võiks hakata mängima väga hästi. No alati, kui räägitakse, et kas meil on siis noori ka peale kasvamas, siis selline klišee jääb nagu kõlama, et meil kasvab sellised talente nagu Kaia Anett iga 5 või vahel isegi iga 10 aasta pärast, kui me toome siia ka meie mees tipud endised, Toomas, Andres Võsand. Kas see 5-10 aastat, kas see vahemik peab paika või võib sinna vahele ka erandeid tulla? Margit ja Ani olid ju samal ajal. Jürgen, Jaak ka samal ajal. Ja ma arvan, et ma ei oskaks küll seda aastatega, siin võib ka tõesti võib minna nii ja mitte ainult Jürgen ja Jaak, vaid seal oli mitu aastat järjest, seal olid sünniaasta 86, 87, 88, Jaak ja Jürgen oli 88. Seal oli ikka päris suur punt, kes kõik mängisid hästi ja kes kõik käisid ja võistlesid. Ma mäletan ise, ma käisin Riias võistlemas, ma olin Jaguga, kui mul oli kaasas 8 poissi. Et selles mõttes ja kõik mängisid ja enam-vähem kõik võrdsel tasemel sel hetkel. See oli, ma arvan, see oli 14 vanuse turniir Tennisi Euroopa. Äkki oli 12 siis. Jah, kogu see punt, Käsper Vöörmann, Veskimägi, Lapimaa, seal oli väga palju. Seal oli Jõgi ja Jüri Kivi veel. Ja. Et siis see näitab, et ei pea olema niimoodi, et ei tule. Neist, kõik mängisid. Ja oleks võinud teistes ka saada, väga head mängijad, eks ju, aga nagu on, et kõik ei ole nii. Muud asjad ka kõik huvitavad, eks ju, ja kõigis realiseerivad ennast teisiti.
No Kaia ja Anett on eriti Eesti naiste tennises väga kõva lati ette seadnud ja räägitakse, et kui sa pole 14-15 aastat Eesti meistriks tulnud nagu Kaia ja Anett, et ju siis sinust enam ei saa ka, et kuidas te sellele argumendile vaatate, kas kui 15-aastasena Eesti meister ei ole, kas siis on juba rong läinud? Ei, ma ei arva nii. Praegu 14-15, miks 16-17 ma ütleks, kui võtta Eesti meistrit vabalt. Ei ole läinud, sest Eesti tase on praegu jumalast olemas ju. Kas kuskile üldse saab selle piiri tõmmata, et on see vanus 20, 21 või võib ka siis talent särama lüüa? Mina arvan, et peale 18 enam särama, niimoodi ei löö, sa võid vaikselt areneda loomulikult ja paremaks minna ja see on kõik on võimalik loomulikult. Aga et nüüd niisugust mingit megahüppet teha, siis peab midagi väga koordinaalselt muutma, eks ju, võib-olla tõesti lähed teise keskkonna või muudad siin mingit tennise oma seda filosoofiat või treeningtsükleid või midagi, siis peab midagi nagu niisugust erilist toimuma, kui sa tahad väga suure hüppe teha, eks ju, niisuguse väikeste sammudega peale 18. Kõik on võimalik, inimesed on nii erinevad lapsed, täiskasvanud samamoodi. See treenimine on nagu ta on. Kaiast ja Anetist veel rääkides, siis millist lähitulevikku neile mõlemad ennustate? Ma arvan, et Kaia puhul, kui tervis vastu peab ikka ja tal on ju nii on olnud neid tervisemuresid igasuguseid, et ta on nii valmis mängija on Kaia selline, et ta võib, ma arvan, tõesti iga hetk mängida, kui kaua, kes oskab öelda, eelmine aasta jäi Prantsusmaa ära või? Jah, üle-eelmine. Sügisel toimus lihtsalt? Ja, aga üle-eelmine aasta ma nägin Kaia mängija, see mängis tõesti väga-väga vahvast. Kui ta 80 finaali jõudis? Jah, väga kihvtilt mängib, kõiki neid mänge nägin ja siis sama kui Sopki mängis, oli see sama aasta, jah. See oli üldse üks igavene vahva Roland Garros. Aga... Anetil on, ma ei tea, ma paneks, et siin arenedagi veel küll ja küll. Et ma arvan küll, et Anet kõik on sees, eks? Tal on palju juba saavutanud ka, aga ma arvan küll, et ta sealt ülespoole võib minna loomulikult veel. Mis te Jelena Malõginist arvate? Mina ei ole teda väga palju näinud ausalt öeldes. Siin ainult võistluste ajal, eks ju, kui ta mängis neid Fed Cupi mänge. Mina niisugust väga-väga suurt perspektiivi nagu ei oska näha, aga ilmselt ma olen liiga vähe näinud neid mänge ja võistkonnamängud on teinekord ka niisugused, mis ei anna võib-olla kõige õigemat pilti, kas närveerivad rohkem või mängivadki teinekord pabinaga võib-olla just nimelt viletsamini või siis tuleb mingi üks päev eriline mäng hästi välja, et me ei oska Malõgina kohta öelda, aga kui ma niimoodi peale vaatan, siis ma ikkagi nii suurt kõrget tulevikku on nagu raske mul näha, nagu on Anetil ja Kaial olnud. Nüüd on see koht, kus peaks hakkama vaikselt kokku tõmbama, sest poolteist tundi on väga põnevat juttu juba räägitud ja see aeg on justkui märkamatult lennanud. Mina olen väga halb saadete kokkuvõtja, Riho, sinu etteaste. Ranna, mul on nüüd nii keerulist ülesannet. Resümee. Võib-olla midagi, mida Aita ise tahaks veel saate lõpetuseks rääkida? Ja võib-olla ma ütlen siis selle, mis on nagu minu, ütleme siis selle, olen 50 aastat treener, rohkem juba, 50, üle veel. Ja, et mis sa oled selle ajaga õppinud? Õppinud olen, tegelikult õpidki palju töö käigus, eks ju. Põhiline on ikkagi see, et sulle peab meeldima, et kui sul läheb ja lapsi pead sa armastama ja sul peab tekkima kontakt nii laste kui oma treeneritega kindlasti kohe. Ja üldse nagu ütleme tenniserühmas, mina ei tea, ega mul ühtegi vaenlas küll ei ole tennisemaailmas oma teada, aga ma ei ole kellegi ka ragistanud ega riius olnud ega sellist, ja kui on midagi vaja, siis arutatakse ja mul ei tule niisugust midagi ette, et ma olen ju pidanud seda, olen olnud tenniseliidu juhatuses, olen olnud treenerite kogu esimees, praegu olen kutsekomisjonis ja praegu olen treenerite kogus ka veel. Ja koolitennise omas ka veel olin 1 aasta, siis läks küll jamaks kui 5 praktiliselt 5 kohta korraga, et siis ma mäletan, siis mul tuli meelde mu isa, ma mõtlesin Aita, et ei nii palju küll sa nüüd ei pea igal pool olema, eks ju. Et aga see teinekord lihtsalt tekib niimoodi, pannakse ja teed ma võin selle teha ja oled nõus, aga et siis tegijaid on ju teisi ja palju, et siis nüüd on jäänud mul 2, nagu ütleme siis, kutsekomisjon ja treenerite kogu. Ja treenerite kogus on ka nii palju noori peale tulnud treenerid, et võib-olla äkki loovutan selle koha ka varsti ära, aga kutsekomisjon, ma arvan, on see kõige, on niisugune koht, kus ma nagu peaksin võib-olla veel edasi olema ikkagist.
mis te arvate, kas teil treenerina veel midagi õppida ka on? noh, eks ikka on nii palju, meie see algõpetuse värk on ikka nii palju muutunud, et see hakkas küll muutuma juba siis, kui mina veel olin ikka, tegin seda, kõik need kirjutpallid, kui tulid ja niisugused, aga kuna ma olen seda eelmist perioodi ka nii palju teinud, siis ma päris ei kirjuta, ta ei tahaks alla kirjutada, et ta käib ainult läbi nende pehmete ja ainult läbi mängulise ja niisuguse tupsutamise ja selle peale, et ikkagi õpetust või siis peab olema nii tark treener, kes läbi selle oskab ka õpetada, eks ju, ikkagi löögid tuleb ka lastel selgeks teha, ega nad ise ei õpi neid, need tuleb kuidagi moodi selgeks teha. Aga võib-olla siia sekka, kui sa küsid, mis mul on, siis mu kõige parem või kõige siiamaani see mälestus on see, kui Jaak võitis Kanada lahtised. See oli ta viimane noorteklassi aasta ja seal oli nii, et minu teada 10, edetabeli 10 parimast oli 6 kohal. See oli vahetult enne USA. Ainiga olid USAs vist peale seda äkki või? Ei, ta oli siis ikkagi jälle selle ITF-i tiimiga. Okei. Ain ei olnud tol hetkel treener. 2006 september oli see. Ja Ain võis tulla Sopiga järgi küll pärast, kui Sop kaasa mängis siis sellel. Ja siis, kui mulle öösel helistati, ajad on ju nihkes, eks ju. Küsitakse, et inglis keeles, et kas te olete Aita Põldma? Ma ehmatasin kohe äramusin raudselt, Jaaguga on midagi juhtunud. Ma olin täiesti šokis. Ja siis ütleb, et saate esimesena Jaaku õnnitleda. Otse, et ta on alles väljakul ja sealt võeti kuidagi see kõne, eks ju, ja anti mulle siis telefon ja see oli mega. See on nii armas. Et nagu, kuidas öeldaks, ja mitte nagu, et ainult mitte nagu treenerina just, vaid nagu emale, et tore. Ma olin küll jälle õnnelik siis. Võib-olla see tundub kellegile naljakas, aga ei, kindlasti mitte. Aga et süda öösel ka veel, ma ikka ehmatasin tõsiselt. Teid ikka aeti üles voodist? Ja täiesti. Ma olin täitsa kindel. Niuke paha tunne oli, et nüüd kas kukkus alla kuskilt või midagi juhtus või lõi katki ennast. Sest ma teadsin, et ta mängib. Ja teine on see, kui nad kahekesi ikkagi ma tean, keegi treener on veel öelnud, et nagu unistus on see, et kui sa lähed, et keegi õpilastest jõuab Grand Slamile, eks ju. Mul on nagu see topelt unistus täitunud, et nii mu õpilane Mare Daniel, eks ju, kui laps Jaak olid ühel ajal otsesu seal Roland Garrose väravas vastas, et see oli vahva. Eks ikka need suured mälestused jäävad. Ka ma nägin seda, kui Jaak oli poolfinaalis, kas oli Wimbledonis paaris mängus või? Noorte Wimbledonil. Ei, USAs oli see. USAs oli vist poolfinaalis. Et jälle, kui sa neid mänge näed, siis nagu siis mul ei olnudki nagu väga nii, et pead võitma, vaid lihtsalt nii tore on seal olla ja nii tore on, et on nii hästi mänginud ja kuidagi niuke, need kosutavad ikka kõvasti. Aga selge, suur tänu Aita meile saatesse tulemast. Loodan, et oli teil huvitav, kindlasti oli meil huvitav ja loodetavasti oli ka kuulajatel huvitav. Sellised saated, kus saab natukene ajaloos oppides sobrada, on alati, ma arvan, et Riho, sinu jaoks ka kuidagi erilisemad. Väga erilised. Ma arvan, et me tegime vist rekordsaate, me ei ole nii pikka saadet vist salvestanud mitte kunagi. Meil on üle 50 saate olnud ja see jutt läks nii ladusalt, et siit saab Viktoriini materjali ka kindlasti. Absoluutselt. Aga suur tänu, Aita. Ja palun. Aitäh kuulamast ja järgmiste saadetini. Nägemist.